222. All right, cool. Ja, eile ma jõin põhimõtteliselt juba esimese 10 minutiga terve tassi tühjaks. Ma olin nii närvis. Või noh, okei. Ei lihtsalt pean paratamatult you know, sõõme kuidagi muutub rahulikumaks, that's good. All right. Ma panin praegu oma summutavad klapid pähe unju, ehk et ma ei kuule välismaal praegu üldse on ju, aga proovin sind kuulda. Ütle piiks või midagi. Piiks. Piiks, okei, ma mõtlen klappi ära käkseks. Paremini. Juba sai palju. Aga jah, väga suur vahe, kuidas klapil ja klapil on vahe, on ju, et see mingi samasugune signaal, mis paned paika kuskilt, tuleb ühte klappi niimoodi ja siis võtad mingisuguse palju kallima klapi ja see signaal on way tugevam. Crazy party. See, ma ei ole seda nagu iseenesest arutanud kellegagi väga, esimene sõm. Aga ma otsusin juba selles mõttes alguses nagu ära, et kui üldse sugust asja teha, et on mingi laud ja siis mingid maikid ja siis mingi cam käib ja salvestab, et ma ikka nagu, ma ei taha ennast nagu selles nagu tagasi hoida, mis tähendab, et kui tuleb mingisugune self-expression, mis on juba oli pekkis, on inglise keeles, siis nii on. Seda ma ei hakka nagu ise hoidma tagasi. On neid podcast'e ja ägedaid channel'id värki, kes täitsa nagu teevad niimoodi, et keep it clean, on ju, nagu hästi puhtalt ei ropanda kindlasti. Ehk et isegi kui on keegi ütleb midagi, siis on kohe mingi bleeped out või midagi, on ju. No eesti keeles siin rääkides on lihtsalt see case, et you know, mingi pool sala-ameeriklane ja mul mingi pool keelt on inglise keeles vahepeal. Et ma isegi hakka nagu seda tagasi hoidma, on ju. Aga anyway, et pluss ma isegi pannud pikipükse. Kuigi see ei ole väga näha vist. Ma eile tšekkisin selle järgi. Niimoodi ei ole väga näha. Aga eile, you know, mingi 1,5 tundi kütsi mingid värkis, ma tunni peal kuskil sain aru, et mul on juba põlv siin kuskil all, sest ma tunnen ennast nii mugavalt siin toolis, et täna kõik näevad siis ilusaid karvasid sääri. Et väike Eelis, kes ainult kuuleb seda ei näe, seda jama. Alright. Oh man. So, anyway. Tere tulemast. Tere, Ian. Mis sa enne rääksid siis siia tulles, et kus me ütlesime, läbi panga käis mingi põnev jutt. Ma ei ole ausalt öelda, sa ise nagu mingi sükest pandeemia värki ammu tšekkinud nagu, või kuidagi nagu pere, mul on pere nüüd, jaa. Me oleme nüüd 3 varem nagu naisega koos, nüüd perega koos, pole väga arutanud nagu mingit pandeemia stuffi ammu. Vist on enamus oli nii siiber sellest, nagu inimesed tahavad lihtsalt oma tööd teha, normaalse elu juurde tagasi minna ja tagasi olla normaalse elu juures. Mul samamoodi, et ma koolitan oma erakliendi kundesid ja ma ei mõtle isegi sellest, et mul nagu toimib nii endal, aga mis sa rääksid selle koha pealt? On oodata mingit jama jälle või? Ma arvan, et see on hea. Igaüks, see on hea asi, nagu kui inimesed elavad oma igapäevast elu ja ei ole võib-olla kogu aeg nokkapidi selles infos sees, aga mingi selline õnnistuse koht ja vahest keeruline õppimise koht ka, et mulle antakse keha peal neid asju lihtsalt tunda, et kui mul läheb enesetunne veidraks, siis ma küsin endalt, et mis on selle põhjuseks, on ju. Ja nüüd on juba paar nädalat, tegelikult ikkagi juba üle kuu aja sellist intensiivsust, kust ma saan aru, et see ei ole ainult minu mingi isiklik asi. Ja siis ma vahetevahel väga harva vaatan ja kontrollin, mis toimub infovoos väljaspool, on ju, ja siis mu üllatuseks paar päeva on olnud nagu sellist lainet, kus ma tunnen, et stsenaarium hakkab jõudma sellesse punkti, kus ilmselt asjad juhtuvad natuke veel kiiremini Eesti jaoks ka, kui võib-olla ma esialgu arvasin, et äkki ma siis lapsevanemana ei oota isegi seda, et kas mu lapsed 1. septembril kooli lähevad või mitte, et ma arvan, et see lockdown uuesti toimub palju kiiremini. Ja see, kui sa ütled, et sul on näib, et sa pole ainuke, umbes midagi sugust, et suhtlesid sa inimestega ja selgus ootamatult, et paljudel on sama sükest aimdust või? Kuna ma olen olnud päris mitu aastat üsna karukoopas, siis mul umbes indikaatoriks on minu kaaslane, kellel on oivaline oskus
juhtida tähelepanu, kuidas ma sulle ütlen, sellele osale maailmast, mis reaalselt uudiseid välja mõtleb ja stsenaariumeid kirjutab, on ju, et alguses see tundus mulle suht selline ulme ja oli nagu isegi see, et ja ma läksin oma päevaga edasi ja nüüd ma olen lihtsalt märganud see, et see võib olla selline nagu tore osa oma elust ka, et näha selliseid asju nagu läbi, et sa ei pea seda võtma ilmtingimata väga traagiliselt, aga nagu ma sulle ütlesin, et kui me võtame korraks, et keegi kirjutaks skripti praegu, et okei, kuidas me selle pandeemia nagu liikuma paneme, on ju, et kes on see inimene, kes on see haigusjuht, kuidas me loome sellest piisavalt sellise uudise nagu, et inimestel tekiks, mis mõtle üks inimene, kes tuli reisilt tagasi. Ei jäänudki koju, ta läks ööklubisse, mille nimeks on Naiv. Et see tundub lihtsalt nagu liiga naljakas, et tõsi olla, on ju. Sorry, sükene headline siis oli kuskil outletis. Tegelikult vist esimene inimene, keda nüüd siis avastati, ei olnud küll ööklubist Naiv, oli ööklubist Vabank Tartus, aga et järgmine seltskond, kes siis väidetavalt on nii-öelda selline haiguspesakene, on siis tõesti ööklubi Naiv. Vabank on see heli, mis tekib siis, kui sa saad teada, et sul on koroona või? Okay. So... ja tänane hommikune uudis oli vist, et on äkki oli mingi 14 uut haigusjuhtumit või midagi sellist, on ju, nii et et kui sa praegu iga päev vaatad, siis see ikkagi läheb niimoodi pisikeste sammudega, ent siiskit on see ülesmäge läheb jälle või? Oh jaa, no jaa, wow. See on nii põnev, see on nii kompleksne, nagu kuidas mõjutab nii palju asju, et nii, kui tuleks süke mingi laine 2 ma ei tea, kas sa tead, praegu on election year, on ju, mingi valimised ja wow, see on selle koha pealt nii keeruline, on ju, et kui mingid asju peaks, kas kunagi pole 100 aastat USA ajaloos edasi lükatud valimisi niimoodi, on ju, alati, mis on 3. november vist, jah. Et jaa, ma ei tea, mis seal saama hakkab. Wow. Aga sa ütlesid, et sa oled koopasult paar aastat, jah, sest et beebi number 3 tuld, on ju, wow, see on suur asi, on ju, meil on vaja 2,1 veel beebit, on ju, et siis oleks nagu natuke, siis oleks meie see chart samamoodi nagu see teise laine chart, et läheb üles, on ju, iive, veits positiivne asi. Nii et ma proovin järgi jõuda, aga ma, ühe kaupa alustada. Ja täna teispäev pump saab 3 nädalaseks. Ta on päris teist nägu juba. Aga jaa. Anyway, kas sa vahest tšekid siis mingit sükest, viskad mingi delfi.ee lahti, et näha, mis johhai bumtšikut kirjutatakse, aga... Tegelikult ülivähe, et selleks peab olema nagu lihtsalt mingi... Mees, kes ütleb, et naivis oli probleem. Ja ma olen tegelikult palunud Rinaldol päris palju infi, sest see on tema nagu intelligentsus, tema vajab hästi palju kursis olemist, ta loeb lihtsalt, see on tema igapäevane kuidagi eksisteerimine, on ju, et kõik pere läheb tuttu ja siis tema jääb kuulama igasugust teadustaffi, lugema nii edasi, et see, nagu ta on öelnud, et see on tema olemine on nagu selline never ending explosion, on ju, et ta lihtsalt, ta ei saa seda nagu peatada. Informeerib ennast nagu kogu aeg rohkem. Lõpp tulemus see, et ta paneb pere magama ja siis vaatab läbi podcasti, mis ta naine tegelikult räägib. Aga ma olen tal palunud tegelikult teatud teemasid ja asju, et ta nüüd juba tunneb mind nii palju, et ta teab, ma olen palunud, et ta mingid asju mul lihtsalt edasi ei räägiks. Et ma teatud asju kohe teadlikult, ma tean, kus on minu mingid valukeha piirid ja ma saan olla paremini iseendale maailmale toeks nii, et ma teatud teemad ei ole lihtsalt minu jaoks. Et sul tead, et on raamas, aga sa nagu väga ei soovi neid detaile kuulda regulaarselt. Jaa, arusaadav. Enamusel vast on mingid siuksed vast täitsa olemas on ja vähesed vast on niimoodi, et nagu ma ei saa näidet tuua igaks juhuks, aga okei. Et tell me more, tahan rohkem teada. Ja päris võikaid asju juhtub on ja näiteks, okei.
ja et see võib-olla kapatsiteet, vaata, kasvab, siis see tuleb normaalselt ka sinu ellu nagu see, et sa, ma ei tea, sa pead sellega kursis olema, on ju, aga sa tead, et sa oled aastatega kasvanud ja sinu rasvakiht suudab selle ära hoida, on ju, loodetavasti mitte füüsiliselt, aga no. Aga kas see toimib? Miks muidu see nii populaarne on? Okay. Anyway, nojah, mu naine ka mingid asjad on täitsa nii, et palun ära räägi mulle ja siis kas eile oli vist ma hoidsin vist pampus üles ja vaatan aknast välja, sükke suurest aknast välja, sest pamp meeldib vaadata taevast süles eriti ja siis ja ma saan aru, et naine võtab mu selja taga divanšikul mingisuguse joogipudeli kätte, mille ma tõin just kuskilt poest ja tarbisin ja niimoodi ja ma tean, et sealt tuleb kohe, ma saan aru, et ta loeb, mis seal sees on ja siis ma hoian seda pampus üles ja siis ma juba valmistun oma lauseks ja siis see tuligi ja kuule, siin on kõik asjad, ma ei taha teha et nagu, ei üldiselt ma jälgin pigem rohkem kui vähem on, et mida pekki ma just nagu siis valasin on nendele, aga vahest mitte. Ja siis me teame, et see on nagu mingi laseriga tehtud mingisugune vedelik, aga ma ei tea ma ei taha kogu aeg teada. Too much ikas. Kas sa oled kuulnud, mis seal Hiinas toimub selle moslemitega või? Absoluutselt mitte. Wow, see on päris crazy party praegu, jah. Ma ei tea, kuidas seda eesti keeles hääldada. Inglise keeles öeldakse meager Muslims, et meager, ma ei tea, midagi sükest. Mingisugune konkreetne tüüp siis moslemit, I guess, kes on nagu konsulagritesse viiakse, kuni 1 miljon tükki neid praegu. Ma kas sa tahad kuulda, mis nendega tehakse seal, aga mitte, aga lihtsalt, et see on major pask praegu ja üks süke, kuna see on läinud nagu natuke rohkem mainstreami sisse, et on võetud intervjuusid Hiina ametnikega ja näidatud neile videot, et näed, see video siin, et mis on kuskil drooni pealt tehtud umbes on, et rongid on ees, inimesed on pead kiilaks aetud ja nüüd passivad seal militari mingid värgid on või mingid turvavärgid on inimesed ümber ja nad nagu ise pannakse rongi peale kohe, et oskad sa kommenteerida, palun. Ja siis see info, mis sealt tuleb umbes, et ta ei näe päris hästi, mis seal on, et see on kuidagi kaugelt liiga võetud, mis iganes on, mingi bullshit info. Et USA teab seda ka nüüd väga hästi niimoodi, et töösõnaga organeid võetakse neilt inimestelt ja juukseid müüakse ja tehakse nagu, kuidas on forced abortion nagu, töösõnaga canceldatakse lapsi, mingi täielik nagu jama käib seal. Ja see on läinud ja natuke nagu rohkem üldteadusesse see info ja eks ta ole üks süke suur jama, millest võib väga suur konflikt tulla kahe suure jõu vahel maailmas on ja USA ja Hiina vahel. Või üks osa olla sellest, et mingi suure konfliktini minnakse on ja. Et mul huvitav, et kui see vist selle aasta alguses on, kui võeti seal Lähis-Idas maha üks kõva mingi, kas ta oli vist nagu, ma ei saaks öelda, et sõjaväekorra eest vastutav inimene, aga mingi top 2 inimene on ju selles riigis, äkki Pakistanis või kuskil seal. Ja siis, et oli mingi 3. maailmasõja juttu nagu kohe on ju, kohe oli süke, esiteks ma pole sellest nagu sükest, sellest teemast nagu ammu kuulnud või kuidagi, et nagu väga oleks tahtnud loota, et nagu, et kes iganes vaatab tagasi eelmisel sajandile, mõtleb, et kuule, et siukest paska me küll nagu ei vaja kordamist, et aga et kuulata nagu mingisugusest maailmasõja jutust ja mingisugusest õhustikust oli ikka nagu, nüüd on selle lihtsalt õhusest on ju, et Hiina ei saa, vedab USA ja Hiinaga nagu jälle taas väga hästi läbi on ju. Ja on nagu justkui põhjust, et see ei näi olevat süke asi, et siseriiklik värk ei ole, las teevad oma, see on nagu väga rets värk on ju, et ma ei tea. Kuidas sulle tundub süke asi? Juba tahad ära minna? Ei taha ära minna. Aitäh infokillu eest.
taaskord tuletab meelde, et mis intelligentsuse peal mina töötan või kuidas mu toimimise viis on ju, et nii nagu ma sulle ütlesin, ma tunnen neid asju füüsiliselt oma keha peal, et miks ma hoolitsen iseenda eest ja samas olen nagu tänulik ka selle tööriista eest, et see on andnud mulle nagu mingi teise arusaamise, et kes on sellised, kes on päriselt empaati inimesed, mis see tähendab, et see on nagu väga, et me kasutame seda empaatiline, aga et mis vahe on, et ma ütlen, ma ei tea, kaastundlik inimene, armastav inimene, empaat, kes on empaat, et vähemalt minu jaoks on sellel aastal enda jaoks selgemaks saanud, et empaat on see, kes tunneb päriselt enda peal asju, et kui me räägiksime, sa räägiksid mulle, Ian, mingist oma kogemusest või kas või kui sa rääksid praegu sellest, siis ma tunnen neid tundeid ja füüsilisi aistinguid oma keha peal, nagu see juhtuks minuga. Et ja see, ma ei tea, see koondab minu jaoks selle, et mis ülesandega mina siin olen või mis ma siin maailmas teen, et mu fookus läheb kohe nende asjadega kuidagi sellele, et hästi, mida ma saan nagu teha või mis ma selle infoga siis teen. Et kas on see, et ma hakkan seda edasi uurima, et on sellise intelligentsuse ja toimimise viisiga inimesi, kes tahavad minna selle infoga edasi, kes tahavad enda jaoks jõuda info pidi nagu, ma ei tea, mingi tõeni, mis neil praegu on vaja teada selle kohta, on ju. On inimesi, kes paluvad ja palvetavad nende inimeste eest, kellega sellised kannatused toimuvad, on ju. On neid inimesi, ja miks mitte, need võivad samad inimesed olla, kes paluvad ka nendele inimestele, et kui on mingit lootust, et need üldse on inimesed, et siis on äkki selline koht, kus nad jõuavad mingile arusaamisele, mida nad teevad, on ju. Kuigi mul on selline tunne, et see lootus ei saagi kunagi surra ja ta ei sure viimasena, aga ilmselt ei ole tegemist inimestega, et sellepärast sellised asjad üldse saavad juhtuda ja see mõõtkava läheb nagu nii suureks, et meie siin inimestena kogu aeg mõtleme, kus võimalik on. Yeah. Aga me hindame seda sellepärast, et me oleme inimesed ja meil on mingi teatud väärtuste süsteem ja meil just nimelt, meil on empaatia, meil on kaastunne ja nendel olenditel seda ei ole. Absoluutselt. Ma olen ka seda asja nagu vahest proovin selle koha pealt nagu meelde tuletada, et kellega üldse tegu on. Aga empaatia, ise nagu meenub kuidagi, et ma vist panin tähele, ma arvan, üks veel 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi, umbes, et vist ei ole nagu nii empaatiline, nagu ma kunagi olin ja siis umbes samal ajal ma tegin selle Jordan Petersoni testi internetis on ja mis mõõdab seda 5 traits või kuidas eesti keeles on nagu 5 päris olulist asja ja siis isikuomadusi või kuidagi ja siis ausalt, et see aeg on nagu mingi sel hetkel nagu see empaatia tulemus seal nagu väga nõid mul on ja ta oli okei, nagu, aga mitte niimoodi, et nagu ta elab kaasa kõigile, on ja isegi kui ta ise keegi keras sita kokku, no ikka, on ja mul oli nagu veits sükest natuke mingit, selleks hetkeks just ma olingi natuke sükest mingit muud poolt avastamas, natuke konservatiivsemat lähenemist ka, mis peaks olema hästi tüüpiline teatud eale, on ja saad mingi 30, ma oli vist nagu grammal 30 sel hetkel on ja, aga 30 kanti ja siis nagu vaatad hakkad natuke teise pilguga rohkem asju vaatama ja traditsioonid ja mingid teatud tavad muutuvad natuke olulisemaks ja mingi teatud fundamentaalsus, teatud mingid asjad, millel saab nagu läbi ajastute kindel olla, mis natukene to conserve, ehk siis nagu hoidma rohkem selle asemel, et kui ma mingid äärmust proovin tuua, et et siis nagu innoveerime ja proovime midagi uut teha ja nagu miks see peab nii olema, äkki seda saaks muuta ja mingi et mitte nagu proovida mingit progressiooni alati luua, aga natuke vaadata neid asju, mis on seni toiminud ja miks on toimunud ja miks on tähtsad, et neid asju hoida, mis on seni toiminud ka, mitte nagu dogmaatiliselt, et neid asju ka mitte nagu vaikselt arendada, aga lihtsalt kuidas nagu balanssi leida, see oli nagu selline asi, mis juhtus minuga paar aastat tagasi. Aga nii võis jah, nagu empaatia koha pealt, mis nagu ja ma seda hakkasin nagu ka ühe rohkem, võib-olla ma seda nagu olin sõpruskonnas päris nagu tegelikult ka palju nagu kuidagi näinud pealt ja kuulnud kõrvalt kogu sellist empaatilisi asju, empaatia teemat nagu, on ju, kaastunde ja niimoodi. Aga võib-olla must hakkas nagu sel hetkel nagu rohkem natukene nagu
isegi ramm võib-olla nagu pinda käima, mingi siuke asi, mis on täiesti minu enda mingi teema, nii. Et nagu tegis tunne teatud inimestega rääkides, et nagu, I'm sorry, et kas mul on nagu midagi viga, et ma siin empaatiat ei tunne, et kui ma toon hoopis mingi teisi asju välja, ma proovin mingi lamp näite tuua, on ju. Ma ei tea, näiteks keegi kõnnib tänaval ja ta natukene komistab, sest et mingi kühm on tänaval, on ju. Ja siis sa näed seda pealt, on ju, ja siis sa kuuled nagu hiljem, kuidas ta avalikult räägib sellest, et nagu, ma ei tea, kirub, ta tunneb, et et see on nii vale, kõike ta kirub, on ju, et miks nii on ja kõik värk on ju. Aga mina, kes ma seda näen pealt, kunagi ma võin öelda, et fuck yeah, nagu, et nagu väga hea, et toob seda esile on ju, ja ongi valesti kõik on ju. Aga praegu rohkem vist on sükest kohta mul natuke ka seal sees, et okei, aga tee siis ka midagi. Või et nagu sinuga juhtus see mitte unikaalne kogemus, aga sa said selle kogemuse osaks on ja, et tee siis ka midagi kuidagi, et ma ei ole nagu, ma ise tunnen, et ma ei tea, kas ma making sense on, aga ma ei tunne, et ma olen nagu, ma ei lähe nagu ainult empaatiaga, et nagu dude, see ei ole õige, et nii juhtus on, et see ei peaks kellegagi juhtuma, on ja. Et nagu nüüd sa tegid oma jalale natuke liiga, on ja siiamaani natuke nagu tagajärjed sellel on ja, et väga pekkis, et meil nagu, sükest asja ei tohiks olla tänaval, on ja. Aga you know, et nagu teeks midagi ära ka või kuidagi on ja, et võtaks midagi ette või nii. Et natuke sükest kuidagi nagu praktilisemat või mingid lähenemist on sisse tulnud. Kas see on nagu osaliselt see, et ma olen nagu vähem empaatiline või? Sest et minus on täiega see koht vahest, et ma ei lenda kohe peale mingi otsa nunnuga nagu. Mitte, et see oleks võib-olla ma eksin, võib-olla see ei ole nagu mingi empaatia alustala, aga lihtsalt, et mul ei lenda automaatselt peale nagu, mul lendab peale nagu see, et ma tahan rohkem teada, mis actually juhtus, ma tahan teada siit ja sealt erinevaid nüansse. Ma ei taha ma ei taha lihtsalt kuulata mingit ühepoolset asja, on ju. Või pärast selgub, et nagu mingi ta hommikul mõtles, et äkki ta saab oma saapa taldu pehmemaks teha, et saagides sealt tüki ära, fucking ise kukku, ta ei saanud ise sellega arvestada, et nagu kurdi saabas ei astu sinna kohta enam sisse või mis iganes. Ma tahan teada rohkem, ma ei ole automaatselt, et mingi ui nagu. Mul tuleb praegu selle kohta ja selline nagu paralleel või näide, et kõik millest sa praegu räägid, et ma saan täiesti aru, et ma arvan, et meil on ikkagi inimestena kõik, kuidas ma sulle ütlen, see õige sõna on nagu ratsionaalne pool, aga meie nagu analüütiline pool ja meie teadlikkuse pool see, mis vaatleb asju võimalikult objektiivselt, kuigi seda nagu ikkagi lõppude lõpuks nii-öelda see nagu määra hinda oleme nagu meie ise on ju, aga see ei pea nagu üks ei välista teist ja eks meil on elus nagu selline vastavalt meie huvile, me peame selles tasakaalus liikuma kas natuke ühele poole, teisele poole, me ei kaota kumbagi poolt. Aga ma arvan, et see, mida sina tegelikult mõtlesid, oli see, et see, et meil on empaatia, ei tähenda seda, et me peame kõikidele asjadele, ma ei tea, üle reageerima või olema nagu kogu aeg reaktsioonis või et me oleme üliemotsionaalsed, on ju. Et me võime olla tundlikud, aga me saame kasutada ka kogu aeg oma common sense'i. Tuli lihtsalt see näide lapse vanemana, on ju. Et kui sa isegi tead, et laps on põhjustanud mingisuguse asja ise, ta on oma eksimuses süüdi, et see ei tähenda seda, et me kaotaks empaatia. Laps, ma ei tea, turnib kuskil, kus me näeme, et see võib lõppeda sellega ja see lõpeb sellega, on ju. Võta kinni, kas see lõpeb sellega, et me oleme olnud kogu aeg hirmul, et see lõpeb sellega või lihtsalt meil on elukogemus, mis ütleb, et see võib lõppeda sellega. See on hea näide. See ei tähenda seda, et kui see laps kukub, siis seda ma näen lihtsalt igapäevaselt ja ma teen seda viga ka ise väga tihti, on ju, et meie esimene reaktsioon ei ole see, et sa said haiget, ma lohutan sind ja võib-olla siis, kui selleks on õige aeg, siis ma jagan seda kogemust, mis mul on, et selline asi võib juhtuda, vaid me kipume ikkagi hakkama sealt potikute poolt peale, on ju, et sellepärast, et sa ei jätnud oma jonni ja sa valid hommikul need potikud, kuigi ma ütlesin sulle, et sa võiksid panna riimikud, on ju, et see tegelikult on valus. Right, ma tean täpselt seda kohta, see on nagu seda tasub ka natuke arutada. Sest et näide on väga hea, näide on hästi hea, sest et nii ideaalis oleks nagu nii lihtne sükse näite puhul nagu sükest empaatiat rakendada, on ju, et
keegi teine tegi ise mingi errori, ta nüüd kannatab, on ju, ja noh, lapse näide on ju, et oled, hell eelkõige temaga ja siis kui on õige aeg, siis võib natuke arutada nagu mis juhtus ja miks juhtus nii edasi. Seda ratsionaalset poolt nagu ka tšekkida, aga mis puudutab täiskasvanuid, siis tahaks öelda, et aga ta ju ei ole laps enam, mida pekki, mis toimub, nagu on ju, et on nagu lihtne tekkima ju. Nii ja naa. Nii ja naa, sest tegelikult sa tead ise ka, et tihti need, kes meis haiget saavad, need on ka meie päriselt, need on meie sisemised lapsed, need on reaalselt olemas, see on eksisteeriv osa meist. Ja seda tundlikkust rakendades, kui sa inimestega suhtled ja vaatad, mis kohas nad on, mis neile, ma ei tea, muret teeb, mis neil probleemiks näiteks on, siis sa aru, et mõnikord räägib selles inimesest tema laps, et sellele lapsega ei ole mõtet rääkida kohast, mida ta tegelikult ka ise teab, mingi ratsionaalne pool näiteks olukorrast, millega ta saaks seda lahendada, on ju, et see ei ole lihtsalt see aeg ja see koht, sest see inimene vajab kõige rohkem seda, et keegi teda praegu ära kuulaks. Okay, ma toon mingi näite, sa öelda, kus ja kellel on laps ja mis see laps teeb sel hetkel. Nii head näited on liiklusnäited. Liiklus. Seda on liikluses. Ja siis kõrvalreas keegi suhteliselt mulle lähedal, ilma suunata lihtsalt ujub mulle ette, nagu päris lähedalt, lihtsalt ujub ette. On ju, nii. Enamasti ma kindlasti ei anna mingi signaali ega midagi, kui see ei ole väga ohtlik olukord, on ju. Aga ma nagu... Mul oleks hea meel, kui me areneks liikluskultuuris sel hetkel nii palju, saaks aru, et dude, sa ei ole siin üksi, see ei olnud üldse mulle mugav, sest et ma lihtsalt vaatasin, kuidas järsku keegi hakkab mulle ette ujuma, on ju. Et nagu mul oleks hea meel, kui ta teab, et ta põhjustab kannatust teisele või nagu riskantset olukorda teeb, et selleks on lihtsalt üks hästi lihtne nupp, on ju, see on seal rooli kõrval, see vasakul, on ju. Et kasutad seda ja teine inimene saab arvestada, on ju, palju muretum. Nii, minust tekkis see, et nagu shit, see ei ole päris õige, mul oleks hea meel, kui see oleks teistmoodi. Teine inimene võib-olla teeb selle manöövri ära, vaatab peeglisse, ta isegi nägi mind, ta nagu signaali keegi andnud, siia ritta ma mahtusin, suva, et nagu kõik oli õige, on ju. Mis sel hetkel toimub? Minu sisemlaps on nagu mingi, et see ei ole õige, teine on umbes mingi jah, ma teengi nii, mis ma tahan ja mul on suva või mis seal toimub? Mis toimub selle hetkes? Mul tuleb hoopis seda, mida see sama, ühesõnaga, kui sa annaksid signaali, on ju, et tavaliselt me ikkagi kasutame signaali andmist, et kui palju on neid inimesi, kes mingis teadlikkuses rahus vajutavad sellele nupule, et kaasliikleja tähelepanu juhtida, on ju, üldiselt inimesed teevad seda ikkagi siis, kui nad on üsna närvis juba, on ju. Ja, sinna lüüakse tugeva jõuga. Täpselt. Aga eks siis mingis mõttes nagu ma ei tea, kunagi oli umbes Soome televisioonis mingi siuke mäng, kus sa pidid kiiresti reageerima mingitele nuppudele. Spedepasane nii see mäng. See on umbes sama asi, et tegelikult see on nagu mingi võimalus häälekalt ikkagi nagu anda teada, kuidas me ennast tunnen, on ju. Aga mõtle, kui see oleks teine, et kui meil oleks kokkuleppe, kõikide teaduses oleks see, et see on mingi täiesti armastav signaal, nagu seda kuule sina see esimene, kes käitus nii, tule teadvele nagu, ma olen olemas siin sinu kõrval, ühesõnaga see tunne või mõte, millega sa teed, oleks absoluutselt midagi muud, on ju. Et ma isegi ei oska siin nagu paralleeli tuua, kas see on sinu sisemine laps ilmtingimata, et see võib olla lihtsalt sinu süsteem, kuidas sa toimid, see sama, et sa mina tean sõbrana, et sa oled üsna nagu põhimõttekindel, sa oled, sul on nagu order, kord, asjad, need on sulle olulised, see on sinu toimimise süsteem ja midagi ei ole teha, sa ootad seda ka enda välisest keskkonnast ja teistelt inimestelt, on ju. Aga üks oluline asi siin, eriti praeguses hetkes, mis maailmas toimub, mis ma olen aru saanud, on päriselt saab olema nagu mingi supervõime inimesena, et kas me arendame seda või mitte. Ja uskuge, mitte see ei ole nagu leviteerimine number 1, vaid see, et me hakkame päriselt aru saama, kuivõrd erineva toimimisviisiga me inimestena oleme. Mis see meile siis annab, on ju, et alguses loob nagu kaost, et siuke tunne, et aga kuidas on sellest positiivses mõttes, aga supis, kus on väga palju koostisosasid, on ju, et kuidas üldse võimalik sellest nagu navigeerida selliselt, et me nagu mingit ühtsust loome, on ju.
aga esialgu seda selgust kohe niimoodi ei olegi välja paista, et sellest ei tule kohe okei, on tükid siin supis on ju porgand, kapsas, asi, saan eraldada, teeks ruttu püreeka, siis on nagu siis ei ole nagu seda erinevust nii näha, on ju. Et see tuleb ikkagi kõigepealt üleüldse selle, et me saame aru, et meil on nii erinev toimimise viis. See paneb meid olukorda, kus me peame lõpuks hakkama üksteist kuulama, et see ei saa olla praeguse süsteemi järgi aktsepteeritavad ja kõvema häälega ja kuidagi ühtse toimimisviisiga paremini sulanduvad inimesed, kelle hääl on kuuldav või kellegi süsteemi järgi kogu supp peab ujuma, on ju. Et meie ühiskond on täis hääli, kes on täiesti sumbunud ja kes on fundamentaalse tähtsusega, et nad oma hääle tagasi saavad. Et kui me vaatame nagu kuidas, ma ei tea, kogukonnad ja need asja on toiminud, on ju, et siis on ammu minul küsimus, et kus on meie enda näiteks kultuuriruumis nii-öelda elderid või vanainimesed, kus kohas sa kuuled või kus kohas sa tunned, et üleüldse oleks põlvkonniti seda, et näiteks meie põlvkond tunneb, et see on ülivajalik, ma tahan seda rohkem, ma tahan seda kuulda. Et meie ühiskonnas on vanad inimesed kuskil hääbumisel, tõmbame kardina ette, nad on kuskil seal, on ju. Ja siis, kui on praegu vaja epideemia olukorras tõmmata tähelepanu sinna, et me üldse ei, ühesõnaga, et me käitume vastutustundetult ja esimesed kriisikolded ju, millele nagu tähelepanu pööratakse, on vana inimesed. Kahjuks küll hooldekodudes massiliselt, mu esimene küsimus, miks see nii on. Aga et pidevalt käis nagu uudistevoog see, et mis toimub vanuritega, eks ju. Ja siit mu küsimus, kas päriselt ühiskonda nüüd järsku hakkas huvitama, kuidas vanurid hooldekodudes elavad? Ei, et see on nagu lihtsalt võimalus inimeste tähelepanu seal hoida, siit jumal hea point, meie tegelik empaatia voolab väga palju lasteni ja vana inimesteni, on ju. Et siin nagu rõhutakse küll meie kaastundlikkusele, aga see ei ole tegelikult enam meie mingi normaalsus ühiskonnas, et me igapäevaselt märkaks ja tunneks ka vajadust, et vanemad inimesed oma teadmisi meile edasi annavad, et me oleme nad kuidagi kustutanud mingist nagu mingi magic trick on tehtud, et meie teadvusest on kustunud selline põlvnevus ja järgnevus ja see, et nendel inimestel on elukogemus. Et me oleme pannud sellele mingi sellise pildi, et meil ei ole selles tänapäeva maailmas mitte midagi selle teadmisega teha, et nende teadmised on aegunud ja me toome selliseid nagu kuidagi kurbasid näiteid, on ju, mingist seniilsest vana inimesest, kes luubib oma lapsepõlvest nagu päevast päeva ühte sama juttu ja me teeme selle kohustusliku külastuse oma vanema sinna hooldekodusse ära ja tuleme ja elame oma igapäevast elu edasi. Huvitav. Ja selle kohe oleks mul päris põnev nagu rohkem teada selle mõttes, või just nüüd siis kogeda ka, minnes sinna ja nagu mul ei ole endal ühtegi sugulast lähiümruses, kes on vanade kodus, aga nii palju, kui mul kokkupuudet on sellega, siis näiteks ma hiljuti käinud ühe inimese juures, kes elab vanade kodus nagu külastamas seda ja eelmine aasta vist, ja siis mul oli nagu hea, et seal oli kogu aeg staff, jällegi, see on lihtsalt üks konkreetne näide ja seepärast ongi hea, et kui ma teaks sellest rohkem, siis ma saaks aru, et ei, paljud nad ei pissi ennast täis kogu aeg ja kõik värgid ja niimoodi, et ruum lõhnab ebameeldivalt ja neil ongi kogu aeg vaja abi ja nad ei suudagi peaaegu laused kokku panna, nii et see on lihtsalt võib-olla üks nagu mingisugune protsent nagu nendest inimestest on, et aga sa viitad sellele, et on väga palju, nimetame siis pärle, kes oleksid nagu, kellel oleks jumala palju anda tegelikult on endiselt ühiskonnale, kes on siis sinna juba nagu viidud kuidagi, et eest ära äkki pereliikmete poolt, et kuule, et meil on lihtsam, kui keegi teine hoolitseb su eest, et me või kuidagi või. Ja ma mõtlen seda, et kui see oleks nagu, kui me kujutame ette, et ühiskond on nagu mingi, ma ei tea, kristallvõre on ju, et see saab nagu olla kuidagi sellise kristallvõre? See on mingi seksmängu asi või? Ei, ma ei tea, sest kui sa võtate kujutada kristallvõre? No, võtame füüsilise kristalli ja kui me kustutaks seal palju nähtavat osa ära, siis jääb temast mingi selline püha geomeetriline kujund, kus on piirjooned ja punktikesed, mis teevad temast selle kristalli, mis ta on ju. Et mis, ma ei tea, kvartsi eraldab, ma ei tea, kaltsiidist on tegelikult see, et me näeme tema kristallvõre, ehk siis kuidas geomeetrilised kujundid
on loodus kokku pannud, mis moodustab just selle kristalli ja mis eristab teda teisest kristallist. Kui me võtame, et meie näiteks Eesti ühiskond siin on üks spetsiifiline kristallvõre, siis ma ütleks, et see elderite osa sellest on päris, et see ei olegi meile nähtav. Kui ma sinuga praegu räägin, siis ma tunnen seda, et me ei räägi vanuritest selles mõttes, et seal on pärleid. No Ian, ma seletan sulle nii, nagu kui me võtaks nagu meie, ma ei tea, keskklassi või nii edasi, ütleks, siin on mõned pärlid, on ju. Aga enamus sellest osast me nagu ei näegi, see on nagu nähtamatu osa. Kui see oleks nagu jätkuv pidev joon, ehk siis meie vana inimesed moodustavad meie perekonna elust, meie ühiskonna elust, meie kultuurilisest elust nagu osa, mis on jätkusuutlik. Nad on siia tulnud selleks, et mitte 70-aastaselt hakata hääbuma ja ootama surma või mõnda lahket südant, kellel on aega, tahtmist ja nii edasi nagu temaga tegeleda. Inimlikult suhelda. Võib-olla ta ei vajagi nii palju tegelemist, vastupidi, ta tahab tegutseda, aga me takistame seda, sest me suuname selle toru juba hääbumisse. Ma toon sulle hea näite, et Rootsist käisin, see oli ilmselt jah, ennem lockdowni, kunagi talvel käisin üks Rootsi biodünaamilise põllumajanduse professor, doktor, ma olen unustanud ta nime, ta käis läbi Waldorf kooli siin esinemas ja see oli mul kõik ihukarvad tõusvad ka praegu püsti ja ta rääkis just nimelt inimese elukõverast ja ta rääkis ülihuvitavalt sellest, kuidas nagu, nii nagu Steiner on öelnud, et 7 aasta kaupa meil nii-öelda selline meie kasvukõver või meie arengukõver just kui käib, et need on nagu sellised etapiline liikumine siin on ju. Ja meie ühiskonnas on toimunud see, et tegelikult see, mida me nimetame keskeaks ja keskea kriisiks, mis toimub, on tegelikult see, et ei toimu inimestes küpsemist. Nad ei saagi täiskasvanuks. Nad jäävad luupima alates vanusest seal kuskil 40 või juba natukene enne praegu ja nad hüppavad tagasi justkui või võtavad tugevalt ühendust arenguetapiga, mis neil oli siis, kui nad olid 14. Et miks siis toimub võib-olla meestes see, et sportauto. Jep, ta tõi täpselt selle näite, et täiskasvanud mehed mängivad ka autodega, vist natukene teise gabariidiga enne, et tuppa enam nagu ei mahu, eks ju. Mis nad otsivad endale uut naist, sellepärast, et nad saavad siukse überboosti uuesti oma seksuaalsuses, mida nad ei ole osanud kasutada kuidagi küpsamiseks, vaid lihtsalt välja elamiseks, on ju. Ja ta tõi väga ilusa näitega sellest, et kui me peame nagu oma ühiskonnas loomulikuks seda, et me ütleme, et vana inimesed muutuvadki lasteks. Ei muutu. Me oleme nad seadnud ühiskonnaga sellisesse lõksu ja me oleme neid võrdsustanud väikeste lastega, mis ei ole nii. Et selle inimese kogemus ja kui ta oleks väärtustatud ühiskonnas, et jah, ta jääb pensionile, ta ütles uudselt hästi, et biodünaamilise põllumajandusega sügavuti, ta sai hakata tegelema alles siis, kui ta oli pensionil, siis tal oli aega. Siis ta oli aega minna süvitsi selle teemaga ja ta on nagu nii palju õppinud selle aega, kui ta on pensioniealine ja nüüd ta saab neid teadmisi teistele inimestele edasi anda. On ju. See oli minule nagu hästi suur wake-up call, ma sain nagu nii palju paremini aru, et mis suures plaanis toimub ja kuidas see ei ole niimoodi siiamaani põlisrahvastel või pärimusrahvastel. On ju. Nad elavad oma kogukonnas nii, et need on ühed vajalikumad inimesed. Et elderid on need nagu päriselt kõik jäävad vaid, kui nemad räägivad. So, no jah, see on ka päris kompleksne teema, see on nii palju tahke, ma ütlen, nagu vanade kodul kindlasti on oma purpose on ja oma nagu koht olemas on ja sa kas või, ma ei tea, nagu seda asja ka võtta on ju, mitte et sa võtaks seda nagu niimoodi ühe nagu pintsliga, et keegi peaks olema või et ka mingid seniilsed tegelased, neil võiks rohkem, ma ei tea, võimu olla või midagi, et kui näha, et inimene kui näha, et kõigil on lihtsam niimoodi, et nagu perel on lihtsam, tema perel, tal endal on lihtsam, iganes komplekssel suhtlemispõhjusel tal endal lihtsam võib-olla seal ja ta võib-olla isegi saab aru, mis ei pruugi olla case on, et ta jääb pada näiteks on ja ta ei mäleta basic asju, ma ei tea, sellest tihti vast aru ise ei saada, aga noh, et ma näen, et selle on ka mingi koht nagu ju olemas vanade kodul. Ja, aga me võtame siis niimoodi, et kas praegu on,
et me suuname oma tähelepanu ainult tulekahjule, mille me tegelikult oleme ise tekitanud, on ju, ja ütlemegi, et kuule, noh, te näete, et siin on tulekahju, on ju, et me peame seda kustutama ja sa hoiad inimeste tähelepanu ainult sellel tulekahjul. Aga noh, et selle ärkamise mõte, mis praegu globaalselt toimub, on kindlasti see, et nagu kõikides nendes teemades panna inimesed vaatama, et vabandust, kas see ei ole mitte see koht, on ju, et mis meiega inimestena on toimunud, et me päriselt väga, väga tihti ikkagi iian ka kergekäeliselt, sest vabandusega, et meil ei ole aega oma vanemate eest hoolt kanda, paneme nad asutustesse, kus seda tehakse, on ju. Ehk siis mis meiega päriselt, et see on nagu, see on ikkagi mingi mutatsioon, see on reaalselt see, mis on meie ajudega tehtud, on ju, et see, et minu nagu esiteks, et aga mul on oma pere, noh, ma lihtsalt kuulen seda igalt poolt, on ju, mul on oma pere, mul on need tegemised, ma ei saa, see ei ole võimalik, on ju. Inimesed on nagu nii uskumuste loori taga, et ei ole võimalik selles struktuuris mitte midagi muuta. Ma pean hoidma kinni oma tööst, rahast, staatusest, elukorraldusest sellisel viisil, et ka oma elukorralduses, mis puudutab minu enda perekonda, minu oma ema, isa, tänu kellele mul on siin üldse elu, et ma siin istun laua taga, on ju. Et ma ei saa oma elukorralduses midagi muuta, saad küll. Ja seda ei taha lihtsalt mitte keegi kuulda. Ja seda peavad, ma arvan, et maailm hakkab seda kuulma nagu nii, et nagu Shreki multikas algus nagu kõrvadest jookseb lihtsalt mingit rohelist ollust välja, et see saab olema ajajärk, kus suurim kunst on loobumine ja oma pereliikmete väärtustamise, armastuse, suhete pärast või nagu, et mitte pärast negatiivse alatooniga, aga nagu nende selliste asjade nimel elus, kui meil veel ei ole kerge loobuda, on ju, siis meil on palju mõtestada endas, miks meil ikkagi see nii keeruline on, et oma staatustest ja asjadest kinni hoida, on ju, ja see on nii mõistetav, kuna ma olen seda päriselt, seda puhastust ise läbi teinud, ma tean, kui kohutavalt ebamugav see on väga vastik protsess. Aga see ei tähenda seda, et ma võiksime valida alati nagu mugavamat teed ja öelda, et kuule, ma ei taha. Ja, ma saan aru, mis sa räägid. See on, ma imesta, kui see ei ole isegi vähemus, kes tunneb, et nad ei saa oma vanematega väga nagu hästi läbi, ehk et viib selleni, et nad isegi võib-olla isegi see, kelle selle võib-olla tuuakse ette käendaks, et mul ei ole aega ja oma pere on, et mitte hoolt kanda oma vanemate eest näiteks on teatud eluetapis, aga ei taheta, sest et nagu mis saa nendega hästi läbi, mulle ei meeldi nad nagu ja sest et inimeste kogemus ütleb paljuski, et nagu nii palju, kui kogu aeg mingit suhtlemist on ja seal on kogu aeg, iga kord on nagu mingid asjad, et nagu mis toimub, nagu miks nii või naa või mis toimub, on ju, et see ei ole nagu meeldiv communication ja siis inimesed nagu pigem, et miks mul on niigi vagan teha palju stuffi, ma ei taha ühte asja veel juurde, mis on nii keeruline ja aga selles mõttes, ma saan aru, mis sa räägid, see oleks amazing, on ju, kui on super head suhted, eriti pereringis on ju, et nagu, et suhtlus on nagu mõnus, iga kord, no tead sellised väiksed asjad nagu keegi helistab, mis tunne tekib või nagu hakkad tellegi suhtlema, kas ma lasen tal rääkida, mis mu esimene lause on, kas ma hakkan kuskilt kinni või mis muust tekib sel hetkel, okei, jälle ta hakkab rääkima, nii, kuulame, okei, ma ootan ära, ma ei küsi, siis ma ei saa aru, mis toimub, ja siis ma küsin, et kas sa küsisid midagi, ma ei saa aru, ma ei saa enam mitte smooth'iga aru, on ju, et nagu, et paljudel kindlasti on selliseid nagu kogemusi, on ju, ja logis on, et noh, kui sellesse teemast inimesed väga tihti ei vaata nagu niimoodi, et kuule, ma ei võta nagu nii tõsiselt, et nagu kuule, ma ei tea, istu maha, teeme väikse kalli, ma ei tea, kuradi 10 aastat kalli teinud, aga me peame selle kalli tegema, et jah, ei tea, on ju. Aga noh, vahest muidugi räägitakse niimoodi ka asju selgemaks, on ju, aga anyways nagu see vist üks asi, mis ma rääkisin naisega, et hiljuti, et nõukogude aeg sellest hakkas pihta, et ma vist ütlesin, et ma kuidagi vaatasin, jumal teab midagi enda sees kuidagi ja mõtlesin, et praegune generatsioon inimesi pole kunagi vist maailma ajaloos olnud niivõrd nüansiliselt nagu erinev eelmisest.
just, et mis puudutab tehnoloogiat ja kõike seda, kuidas me elame oma elu ja mis meid ümbritseb ja jällegi, mis võimalused on ja kõik siuke technological mingi innovatsioon, mis toimub. Et ja muidugi režiimid, kus me elame, on ju, et nüüd Eesti on nagu, ma sündisin 91 ma sündisin 89 aga ma olin Rootsis esimesed aastad, on ju, et mina olen põhimõtteliselt kogenud ainult taasiseseisvunud Eestit, on ju, ja et kuivõrd erinev see oli nagu meie vanematele ja vanavanematele, loogish, et nad on nii teistmoodi nagu, ja loogish, et siis nagu praegune meie generatsioon ja meie vanemad, et seal on kerge tekkima sellised nagu, et mida sa teed umbes, on ju, et see ei ole isegi nagu väga harv juhus, on ju, et seda on, siin nagu, kuidas seda nagu tundub praegu nii raske nagu hiilida või kuidagi parandada või et viia inimesi sinna, et kuule, fucking, ma ei saa niimoodi nagu, ma ei taha tunda kogu aeg nagu halvasti, kui ma suhtlen, on ju, et aga ma pean sulle ütlema, et see ja see lihtsalt mul tekitab raskusi, et miks sa nii teed või kas sa oled nagu näinud, et sa nii teed, on ju. Ma ise enda kogemuselt olen ka vahest nagu, see on super edasiminek olnud, kui ma olen rääkinud näiteks oma vanemaga siuksest asjast, et miski, mis käib nagu näiteks pinda, mingi basic asi näiteks on, et telefonis öelda tšau või head aega pärast, on ju, näiteks. Mis tihti loob olukorra mulle, et lõpetab nagu viimane lause ära ja siis hallo, tšau, ja siis keegi lihtsalt pandi ära telefon. Ja siis ma olen nagu rääkinud sellest näiteks, et ma panen tähele, sest ma üritan nagu teatud olukorrad saab just nagu adekvaatset statistikat ette tuua. Enamus kui pooled korrad ei ole mingit tšaudu ja aega või nagu kõne lõppu, et mul tekitab nagu segadust, miks sa seda teed on ja mis ma tahtsin öelda, et mul on nagu, et see on olnud suur edasiminek, kui teine inimene saab aru, et ma teen seda ja sellel põhjusel ma teen, siis me räägime sellest, et aga et nagu et seda pole vaja, et kõik on, mul ei ole kiire näiteks, kõik on okei, me juba kõne toimub, et ei ole vaja nagu selle või tolle pärast pablada, on ju, et jah, need conversationid on olnud nagu produktiivsed või head asjad, et nad on juhtunud niimoodi, aga lihtsalt ma pean ütlema, et läheb 3 kuud mööda ja siit ei ole teistmoodi. Vaata, meie vestlusest tuleb jumala kuidagi minu meelest selline, kuidas ma ütlen, nagu ka suur osa nagu inimolemusest välja see, et kui me ennem rääkisime ka, et sa ütlesid, et sul on olnud elus võib-olla periood, kus sa tundsid, et sa oled hästi empaatiline, on ju, ja siis oli võib-olla teine pool, kus sa hakkasid otsima nagu tasakaalu. Ehk siis, et see, mis ma tegelikult sulle praegu edasi andsin, et see ei ole nagu see, et see on nagu, see ongi ainukene vool, mis on nagu tõe ainukene osa, on ju, et nii lahe, et sa hakkadki punuma neid nüansse, mis on täiesti õige, et miks meie lahku kasvamised ka paljusti on, et see on meie isiklik kogemus, me ei saa vastu enda tunnetele, et midagi, mis on nagu meile ebameeldiv, siis me proovime sellest eemaldada, see on nagu täiesti okei, on ju. Aga veel kord, et see on nagu selline pusle kokku palemine, et seda, mis ma olen nüüd viimastel aastatel Koopas elades nagu, see on ülekantud tähendus, kõik nüüd arvadki, et ma elasin Koopas, aga kuidagi avastanud, et mul ei olnud ennem nägemist või suutlikkust üldse mõista seda, et mingi tugev tunne, mis mul on ju, et ma esitan seda ja ma tahangi esitada seda nagu tõde, ma palun mitte keegi, ärge puutuge seda, et ma tahan presenteerida seda tõde. Nii kui keegi hakkas siin oma klotsi juurde palama, siis on nagu wow, see oli kohe vastandumise kohta, on ju. Et kui palju ma olen nüüd seda mänguplatsi nii palju suuremalt hakkan nägema seda, et me kõik lisame sinna omi nüansse ja kuidagi päriselt aidata iseendas lahti loksutada see koht, mis tahab otsida ühte tõde, et ma olen kogu aeg, et minu meelest on see selline, tegelikult see ei ole väga salajane, see on ikkagi väga kohe peale vaadates näha mäng inimeste egode vahel, et kõik arvavad, soovivad jõuda tõeni varem kui teised. Ja nad proovivad tõena presenteerida siis erinevates oma arenguetappides igasuguseid teooriaid. Ja nad proovivad jätta muljet, et keegi teine ei saa sinna jõuda või ei jõua sinna nii kiiresti, kui sina oled sinna jõudnud, on ju. Et see on üks põhilaks nagu eriti ka teadlike inimeste hulgas. Ja, siukest staffi on ka, see absolutely, saan täpselt aru, mõni näide nagu tekib pähe niimoodi.
ma tahtsin sulle veel lisata seda, et kuidas mina olen oma esivanematega tundnud, et kuidas see on mulle saanud, minu teadvusesse tõusnud, kui oluline see on ikkagi alles pärast seda, kui nad on läinud. Et see on nii, nagu see on. Et see, ma ei saa isegi öelda, et kas see kurvastab mind, ma olen sellest teadlik, et nii selline, et sa saad paljudest asjadest aru alles siis, kui neid ei ole, sa ei saa enam füüsilisel kujul neid asju nagu vastu võtta, aga ei tasu kunagi ära unustada, et see, et need ei ole füüsilises vormis siin, et ma olen nüüd tundnud, mis see tähendab oma esivanematega päriselt ühenduses olnud. Ma räägin sulle ühe joke'i, mis on õudselt hea nali. Minu vanaisa läks teisele poole 3 aastat tagasi ja on matusteks ettevalmistamise värk on ju, kõik nii, mis vanaisa on tahtnud, et talle kirstu selga pannakse, ja me oleme juba sinna kuskile surnukuuri liikumas isaga on ju, isa vastab, et me ei võtnud aluspesu kaasa on ju. Surnule on tore, kui tal on aluspesu, nii, ja ma ütlen isale, me ei hakka koju tagasi minema, on ju, et me läheme poodi ostame vanaisale nagu täiesti tutika aluspesu, nii. Ja me läheme Viljandi Seppelesse, kus ma küsin, et nii, vabandust, et kas teil on siin kuskil meeste aluspesu? Teate, et me enam neid ei võta sisse, et meil on siin ainult väga väike valik jäänud, on ju, ja lähen siis sinna kohta ja näen, et see on ainult... Surnutele eraldi? Ei. Elavatele meestele. Aha. Ja seal oli ainult väga väike sortiment, kuna oli jõulujärgne aeg, on ju. Juba kevad, ma hakkan praegu mõtlema, aga okei. Seal olid jõuluvanadega bokserid. Ja ma vaatan isale otsa, on ju, ja vaatan nüüd bokserid, on ju, ja ütlen, et okei, me saame mõlemad isa karu nagu, et miks mitte, on ju, läheb kaubaks. Ja siis me läheme kassasse ja müüa veel ütleb, on ju, et ei, et meil on siin Viljandis poode küll, on ju, et ärge leppige siin nii väikse valikuga. Ja siis ma vaatan jälle isale otsa, et kas me ütleme nüüd müüjale just mille jaoks me neid bokserid ostame, on ju. Aga mis sellest edasi sai? Jõuluvanadega bokserid. Ma läksin pärast seda Arizonase reisile ja käisin seal ühe kohaliku kristallidega tegeleva elderi juures. Ja ta aitas mul suurendada kontakti siis kristallimaailmaga, see, et kuidas ma näen neid kivihingesid ja nii edasi, ja siis üks kivi, mis mul oli kaasas kodust, ta küsis mu käest mitu korda, et nii, et mis sa seal kivist nii-öelda mis pilti sa näed, mis seal kivist välja hüppab, on ju, ja mul on esimest korda selline tunne, et ma ei tea mitte midagi kristallist, ma ei näe mitte midagi seal, on ju. Ütlen mitmeid kordi, ma ei näe mitte midagi, ta naerab mulle sõbralikult, et järelikult sa ei ole veel seda harjutust nagu piisavalt hästi teinud, et proovi uuesti, on ju. Ja mul hakkab nagu juba veits siuke ebamugav ja piinlik, on ju, sest ma näen, et ta on väga persistent, et me võime siin tunde istuda, kuni ma midagi näen seal. Ja siis tuleb ootamatult mis nagu suurepärane näide, kus midagi ajupoolgrade vahel lahutati ära niimoodi, et ma nägin jõuluvana, aga ma ütlesin vanaisa. Sest, et tubli trukk, sa tegid ära harjutuse. Ja ma sain aru, et pärast seda hakkas minu vanaisa suhtlema läbi selle jõuluvana kujundi. Sellepärast, et nende boksterite peal oli jõuluvana. Right. Ta valis välja midagi, mis mu ajus ei otsiks mõistad ratsionaalselt nagu märk, mis see on, kuidas see suhtlus käib. Ja alles paar päeva tagasi, kui ma oma ema juures Kiisu beebit käisin hoidmas, mu ema sõitis 9 päevaks ära, siis me käisime kassid hoidmas, ma võtsin veel lahti vana albumi ja kui sa saad aru, ma leian sealt foto, kus mu vanaisa istub kirjutuslaua taga, tal on peas päkapiku või jõuluvana müts ja ta loeb mingit lasteraamatut, mis on jõuluvanadest. Ja need on nagu siuksed hetked, et su kogu olemus on nii-öelda positiivselt turris või sa saad aru midagi ülisügavat, mis puudutab sind nii sügavalt, mis teeb sind nii alandlikuks, mis teeb sind nii tänulikuks, mis paneb vaatama nagu see, et kuidas ma siis ei teadnud, kui mu vanaisa elas, kes ta tegelikult on ju. Right. Keegi, kes toob kinke, ses mõttes või? Ja mingid, tead nagu mingi selline mingi saadiku kehastus, seda ütles mulle seal Arizonases see nende elder ka on ju, et su vanaisa teadis loodusest ja kristallidest ja nii edasi palju ja ma esimest korda mõtlesin selle peale, et ma arvan, et see on ka väga kuidagi puudutab meil Eestit, et see, et meie vanavanemad ei ole kõik edasi andud sõnadega, verbaalselt on ju. Et kõik info ei ole olnud kogu aeg kirjutatud kas paberile, see ei ole eksisteerinud kogu aeg kas internetis ja seda ei ole edastatud ainult sõnadega.
see on selles olemises, mida need inimesed on endas kandnud, on ju. Et ma mäletan neid perioode väga-väga hästi, kui mu vanaisa tõi mind välja lapsepõlves mingisugustest väga rasketest hingelistest traumaperioodidest. Lihtsalt sellega, et ta pani lapse jalgratta peale ja viis mind loodusesse. See oli see, mida ta oskas teha ja see oli tegelikult parim, mida ta saigi sellel hetkel teha, on ju. Asi, mis üks ühele sai tuge pakkuda või tervendada, on ju. Või et ta lubas mul võtta iga suvilasse jänese. Me ehitasime iga aasta uue puuri sellele jänesele, me käisime talle igapäevaselt Heinamaal mingit teina ja ristikeina ja asju toomas, on ju. Ja nüüd, kui ma olen nagu kuidagi teadlikuks saanud, et päriselt, kes väeloomad on ja milliseid kvaliteetomadusi nad meile annavad, on ju, siis päriselt 10 pallisüsteemist ta ei saanud perfektsemat looma mulle valida nendeks perioodideks nagu tervenduseks, kui ta seda tegi. Et ta tõi kellegi, kes ei olnud inimene, sest ma oli perioode, kus selline tunne, et ma ei saanudki enam inimesi usaldada, sest et kuidagi see valu kasvas nii suureks, on ju, et kui sa väljendad ennast teisele inimesele, ütled, kuule, mu vajadus on selline, aga sa näed, et ta ei tee nii. Ta ei vasta mu vajadusele, on ju, siis tekib ikkagi lapsena enda sees nagu karju see tunne, et ma olen nii eiratud, on ju, või kuidas see võimalik üldse on. Ja loomad on siis see, kes täiesti sõnatult saadavad sulle sagedust ja vibratsiooni, mis sind rahustab ja hoiab sinu ühendust nagu see, et kõik saab alati korda. Loom ei taha sult midagi nagu tunned seda. Ja, kinkide toojad on ja vanaisa San Pedro, Vachumito või siis punane käpsaseel on ja jõuluvana toovad kingitusi tarkuste näol. See on, mul on nii äge kogemus oma vanaisaga, emapoolse vanaisaga, ma võib kunagi rääkinud sulle seda. See võis olla, mis see võis olla 2000, ma ei tea, 12, 13, 12-14 vahel midagi. Ja ma olin Tais nagu selleks ajaks ikka juba talviti mõned aastad olnud ja siis mul vist lõppes seal raha otsa mingi moment. Ja süüa ei saa enam. Aga nii palju ka ei taha nagu uhkust alla neljata, et ma ei tea, helistada vanematele, et kuule, mul pole süüa. Anyways, olen siis Tais. Ja siis mul on siuke case, selleks hetkeks vist oli mingi kord 2 elus juba olnud, et ma arvan, et see on mingisuguse pingega seotud, kuna ma siis järsku avastasin, et ma ööbin küll nagu katus pea kohal, aga mitte vist oma mingis kohas, mis iganes. Mõned päevad juba ja magan suhteliselt kõva pinnase peale, siis kogu see värk vist tekitas kuidagi mingit teatud stressi, mida ma ise tundsin, et nagu kõik nagu toimib, et kõik toimib. Ma ei olegi, ma ei tea, kus kohas on, et inimesed hoolitsevad teineteise eest ja mul on väga hea meel selle üle. Et tänulik, et mingi lahendus tuli. Ajutine küll, kes on, aga lihtsalt, et ma ei tundnud otseselt mingist asjaga, võib-olla keha arvas teisiti ja tegelikult oli päris minge. Ehk et mõni päev seal niimoodi kõva pinnase peal magades mul paremas kuusas kuidagi tekib mingi närvivalu ja siis see kuidagi natuke, ma ei tea, kasvas või midagi ennast, et öösiti, kui ma ei liigu öösiti, proovin magada, siis tekib nagu meeletu valu kuskil sinna puusa eelkõige sisse, siis see nagu kiirgab jala varvastani just välja. Anyway, see võis olla mingi 4-5 päev, ma juba sain mingisuguse tiilitasin seal mingit värki, mul anti siuke väikene pangalau on ja siukse nagu partnertehingu osas ühe tuttava poolt, Israeli tuttav, ülitõus dude, ja siis mul oli endiselt niimoodi valus, et ma ärkasin umbes 3 korda kindlasti öösel üles valust ja mul oli nii valus, et ma ei saanud midagi sitta, ma ei saanud liikuda ja siis ma ei saanud praegu näitama nagu nii uskumatult aeglaselt proovisin ennast nagu voodist välja keerata, et ma saaksin natukene toas edasi-tagasi käia, et hakkaks nagu kehal vist soojem ja siis ei ole see valu nii uskumatult suur. Ja siis umbes, mitu korda öösel ärkasin üles ja tegin seda, aga lihtsalt, et seal pangalos siis olles võib-olla mingid 5 päeva valu kogedes lihtsalt, kus seletan seda
on juba hommik, ehk ma saan aru, et läbi niimoodi silmad on küll kinni, proovin küll magada, nii sitaks valus on, aga ma saan aru, et juba on mingi 6-7 hommikul, ehk siuke nagu võib-olla hämar ja tegelikult võib-olla 7-8 kuskil 6:30 hommikul tõuseb päike, et no ühesõnaga juba valge, ma saan aru kuidagi, mis sest, et silmad kinni ja siis järsku lihtsalt tunnen oma vanaisa kohalolu, et vanaisa on siin. Ma ei oska mis mõõd öelda, et vanaisa tuli mu juurde. Ja siis mul läks kuidagi, et ta teeb midagi. Ja siis mul läks nagu hästi valusaks korraks ja siis ma nagu röögatasin ennast üles ja siis mul hakkas kõvasti kergem. Nagu see valu lihtsalt kindlasti väga tugevalt taandus on ja ehk, et ma ei tea, mida ta tegi või mis iganes on ja kuidas ta mappi tuli, aga nagu väga weird kogemus, nagu ma otseselt ei näinud teda, ma olin silmad isegi kinni on ja veerand unes, aga vanaisa käis ja vanaisa tegi midagi, aga see oli nii nagu kihvt tunne, sest et see on umbes sama emotsioon nagu tastuks uksest sisse, et sa näed teda, pole näinud kuidagi nagu, et täpselt siuke, et vanaisad käisid tuli. See oli täiesti amazing kogemus. Täiesti amazing. Ja, see on, mul on nii huvitav praegu kogeda lihtsalt seda, et vaata asjad, mis toovad tugevaid reaktsioone endale, et mul on hästi, ma vaatan ennast kõrvalt ja mul on inimesena hea meel, et kuidagi see valdkond või teema või et see läheb mulle korda, et see peresidemete või peresuhete asi on lihtsalt viimastel aastatel nii palju rohkem avardunud ja ma olen aru saanud, kui tähtsad on inimsuhted nagu üldse suhted, tegelikult mitte ainult inimsuhted, vaid suhted sellel planeedil. Et see on väga suur väärtus. Ja kui teine vanaisa lahkus mõned aastad tagasi, isapoolne siis, ma mäletan, ma olin Tallinnas hommikul vist umbes 4:30. Tegin lihtsalt silmad lahti ja mõtlesin vanaisast. Mingi vähem kui minut olin nagu siis korraks ärkvel ja siis uinusin jälle ja siis hommikul öeldi, et vanaisa oli öösel lahkunud enam samal kellaajal on ju. Cool. Weird stuff, aga päris huvitav. Oh boy. Aga see näiteks reisimine, sa mainisid seda Põhja-Ameerikas. Sul on mingi eriline awesome connection Põhja-Ameerikaga, ja? Sa oled käinud seal mitu korda? 2 korda. 2 korda. Cool. Ja just, mis aastal esimest korda? See on nii huvitav, et päriselt nagu mul on mõnikord veider, et mul siuke tunne see aasta arv kogu hüppab on ju, aga see vist oli ikkagi 2013, et tundub, see on aasta, kui me saime sinuga ka tuttavaks, et selle järgi käib mingi ka sellel aastal lihtsalt toimus hästi palju, et sellepärast on nagu lihtsam seda üles leida, et see vist oli see aasta ikka. Mis sind sinna viis? Meie tutvamiseni, ei, sinna USA-ni. Minu sõbranna Kris Põldmaa, kes on ehtekunstnik, meid oli nagu teevinud kokku läbi kristallide, et ma olin just siis juba natuke aega tegelenud kristalltervendustega, ma otsisin mingid testidisainerid, kes teeks kividest tehted, et neid oma klientidele müüa. Siis ma võtsin ise Krisiga ühendust, mulle väga meeldis tema käekiri stiil on ju ja see oli siuke hästi ka selline hästi kiiresti ja plahvatuslikult tekkinud kuidagi sõpruse suhe ja siis ta rääkis mulle Põhja-Ameerika indiaanlastest, kellest ma teadsin, sest ma olin ise Eestis laagris käinud on ju, et kunagi tutvustas selle osaga maailmast minu isa, kui ma siuke, ma ei tea, kuskil teismeline, ma ei tea, keskaalguses või põhikooli lõpus. Ta võttis mind indiaanilaagrisse kaasa ja siis sellest kuidagi saigi siuke traditsioon, et me käisime isaga paar suve koos 2 seal indiaanilaagris. Ja siis Kris ütles, et tema sõidab reisile ja ma ei olnud eriti tagasihoidlik, siis ma ütlesin, et kuule, aga võta mind ka kaasa. Ja siis ta algus oli ei, Ketlen, see on kindlalt minu üksi reis on ju, et ma ei võta kedagi kaasa. Ja ütlesin, okei. Ja siis umbes 6 aja pärast, et tead, ma mõtlesin selle peale, et ma ikkagi võtaks su kaasa. ja siis me läksime niimoodi 2 reisule, et siis esimene kord me olime vist isegi natuke üle 6 aja olin ma kokku, et tema marsruut valitud või? Tema marsruut, sest tema kõik sellised tutvused, kes tal juba Ameerikas olid, on ju, ta on ise seal õppinud ja
ja ka nende samade inimeste navahude juures käinud ja mingite tervendajate juures, nii et ta tutvustas mulle seda maailma, super tänulik sellest, ma olen selles esimesel reisil eriti nagu väga kuidagi sellist täpselt fundamentaalselt minu teekonnas nagu mingite pärlitega kohtunud, kes omasid mingit klotsi edaspidises teekonnas on ju. Ja Arizona osariik või? Okei. Aga erinevad Sedona, et selles mõttes natukene suurem ringitripimine või? Okei. Ja siis teine kord, kui sa sinna läksid, siis sa läksid üksi või? Üksi ja see tuli kuidagi kiiresti ja selles mõttes nagu ootamatult väga pikalt seda ette ei planeerinud, aga oli selline tunne, et kuidagi selle kohaga ongi selline side, et ma hakkan tundma, et nüüd hakkab jälle aeg küpsetama, kui ma pean sinna lendama. Et see Arizona viimane reis oli kindlasti seotud hästi palju minu vanaisa lahkumisega, sest ma sõitsin, nende reisidel on veel siuke sild, et esimene kord, kui ma käisin 2013, siis ma sõitsin ära nii, et ma jõudsin tagasi oma sünnipäevaks, et ma pidasin sünnipäeva esimest korda elus 2013. aastal üksinda. See oli väga huvitav tunne. Ma mõtlesin, et seda ei olegi mitte kunagi mu elus juhtunud, et ikka, kui ma sündisin, oli keegi juures, on ju, ja sünnipäevasid me tähistame teiste inimestega koos tavaliselt. Ja siis ma olin oma sünnipäeval üksinda, see oli väga huvitav tunne. Sellel päeval ma naasasin tagasi koju ja nüüd viimane reis 3 aastat tagasi, siis ma lahkusin oma sünnipäeval, ehk siis ma nagu tõusin lendu oma sünnipäeval. Et minu jaoks sai mingi number 8, mis on mu elutöö number ja maiade kalendri järgi ka siuke tähtis number mul, et siis ma tegin mingi sõlmpunkti nende 8 vahel ära, on ju. Ja ma läksin pärast kohe vanaisa matuseid, põhimõtteliselt järgmine päev lendasin, et väga palju, kui sa mõtledki, et nende traditsiooniline medisin on vanaisa ja et palju keerles selle ümber ja palju ka sellist Peote vanaisa või? Ma tean lihtsalt Vachumat vanaisana, aga samamoodi, et kaktuselised taimed kuidagi kannavad endas seda vanaisa tarkust. Et jah, see sellest sai väga suur muutuste aeg, see viimane reis ka. Mõlemad aastad on tegelikult olnud sellised väga-väga hästi raputavad. Ma jälle lendan praktilisema, sest ma olen selle vaimse värgi kõik läbi tegin, et ma lihtsalt vahest armastan mingit sellisest praktilisemalt poolt küsida, mitte päris umbes, et aga kuidas siis lennuki istmete mugavus oli? Aga enam-vähem sinna kohta, et kuidas näiteks sinna minek on? Kuidas sa on see kogenud, et on see süke mugav minemine ja kõik reisides on niimoodi lihtne näha, et ma näen, et ma pean sinna minema või on olnud nagu sükest natukene stressirohket perioodi, kui see reisiperiood või? Kuule meeletult, ma mäletan, kuidas ma esimest korda läksin reisile, siis sellel ajal minu abikaasa Kaspar valmistas ette mulle, nagu ma ütlesin, nagu lapsele nagu klassiekskursiooniks on ju, et ta põhimõtteliselt võttis lahti mul ka koos mingid lennujaamade kaardid, seletas mulle seda süsteemi, ma ei olnud mitte kunagi niimoodi üksinda lennanud on ju. See oligi teine reis, see ei olnud esimene. Ehk siis mina olen väga olnud selline, võivad olla kummalised hirmud, niisugused mingid kiiksud on ju, et siuke tunne alati, et minu jaoks on maailmas üks siuke must auk, kus ma võin ära kaduda. Ja see on nii reaalne olnud, on ju, et ma eksin nagu kas vasakule või paremale minekuga ja sellega lõpeb tee, on ju, umbes selline hirm. Et siis ma sain korralikult seda praktiseerida, et see on üldse mingi mugav, aga iga korraga läheb reisides vaata see lihtsamaks, on ju, kui sa seda üksinda ette võtad, et tegelikult ma ei kadunud ära, ma olin alati juhatatud, ma ei tea isegi, kõik ütlesid, see on võimatu, on ju, kuskil Inglismaa lennujaamas mingi tunni ajaga lendu vahetada, on ju, aga ma ei tea, kuidagi kõik alati ootasid mind ja ma olin viimane, kes sinna lennukile astus ja nii oligi. Nice. Yeah, ma ei tea, reisimine on nii awesome, lihtsalt nii awesome. Ma arvan, et ma olen vist tabanud ka nagu kõrvalt nähes niimoodi, et kuidas sellega saab liiale minna ja see on ka siuke nagu ei tundu väga balance, on ju, aga üldiselt väga palju enamus meist väga palju reisimist ei ole nagu aastasiseselt, on ju. Ja kas või üksikud korrad või vahest pole ühtegi, siis on jälle mitu. Aga üle selle Atlandi lambi käisin detsembris on ja tegelikult see on nii kihvt nagu mõelda, et
see just, et Ameerikat külastada nagu kunagi oli siuke palju suurem kihk, on ju, käisin 99 käisin esimest korda Ameerikas, paps võttis mu kaasa ja käisime seal, selles mõttes ma ei saa vist öelda, et me käisime esinemas, kuna sel hetkel ma ei saanud vist muhvigi teha veel, ja ma olin klaverit vist 3 aastat mänginud muusikakoolis. Äkki mind pandi mingit lugu mängima, mis ma väga meeldis mulle kindlasti, aga okei. Anyways, ma ei olnud seal nagu performer, aga lihtsalt võeti kaasa, mis on tore, ülituus. Ma olin nagu järsku filmis, ma mäletan, see on jällegi, see jääb nii hästi meelde. Selleks hetkeks oli juba see näpurula värk on ja jõudnud ka Eestisse. Ja siis, kuna olid, ma ei tea, vist toodetakse vist Hiinas, aga see on mingi USA ettevõtte, ja siis neil olid seal nagu USA-s igal pool on ja siis ma sain mingi poest mingid vinged näpurulaad ja jumal tuus oli olla ja siis, eks ma olin 10 vist on ju aastat vana sel hetkel ja siis kihvt oli sattuda nagu filmi vahepeal teiste mingisuguste selle, me olime ühesõnaga aastavahetusel mingisuguses hotellis ja seal oli igast rahvast. Ja siis vahepeal lapsed viidi kuskil, et kulge, olge seal kuskil üleval ruumis, vaadake multasid. Ja siis olla niimoodi järsku niisuguses filmilikus olukorras, kus ma actually vist rääkisin inglise keelt selleks hetkeks jumala hästi, sest et Sister Mary pani kõik rääkima VHKs inglise keelt hästi kiiresti ja poisid 7, kui me läksime kooli, ja siis juba paar aastat möödas kõik juba veits rääksid. Ehk et ma ei tundnud ennast ebamugavalt seal üleval hotellruumis, aga kõik olid mingid ameeriklased ja mingid väiksed pädad nagu minagi. Ja siis kõik vaatavad mingid ingliskeelsed multikat on ka siuke eksootiline värk, sest selleks hetkeks võib-olla Cartoon Network oli juba, aga võib-olla ma see ei olnud ka. Ehk et siuke mingi ma vist mul oli põnevam ruumis ringi vaadata, kui et seda ekraani vaadata, ma mingi kõik on nagu America ja kõik on ameeriklased ümber ja mingid väiksed jumid ja siis ja kõik on suva, mingi närivad nätsu ja mingi vaatad telekat ja nagu filmis nii põnev. Aga see oli ülituus trip Trade Centerite kõrval sai isegi nagu käidud on ja näha kaksiktorne ja New York on lihtsalt täiesti amazing midagi ka. Aga anyway, December on ja oli Chicagos väikene tripike nüüd just enne koroonat ja Kipa oli külastada, eks ta siuke jaheda võid tule juba detsembris, Chicago on ka eriti siuke, ma mõtlesin, et mu naine on elanud kunagi pist väike jupp Chicagos ja räägib, et tuuline. Et ma ei tea, ma olen varemgi kuulnud ausalt öeldes võib-olla rohkem kordi, kui mulle meeldiks, kuidas kellelgi on külm kogu aeg võtta joppe kaasa, ma ei tea, on ja et võib-olla on see lihtsalt see keis, et võib-olla et ta tunneb, et seal on natuke liiga tuuline, on ja et what's the big deal, on ja aga see antud hetkel ei olnud isegi nagu see oli nagu täpselt õige, sest ma vaatasin, et mingisugused kas see lennujaamas või kus iganes juba näed esimest korda on ja Chicago ja siis mingi slogan seal all The Windy City on ja siis nagu holy shit, see on nagu kogu aeg tuul ja täpselt nii ongi, et see on vist asi, millega täitsa nagu arvestada. Aga ülituus oli, kihvt oli USA-s tagasi olla ja isegi seal olles oli mõned sürreaalne kuidagi, selles mõttes, et meil läks lendamisega niimoodi, et selles mõttes pekki, et kõik ootasid oma gate'is Tallinnas lennukit ja siis 2 tunni pärast öelda, et sorry, see lennuk ei sõida on ja et joki-voki, tulge hommikul tagasi. Mida me ka tegime ja selle tõttu oli see schedule täiesti niimoodi pahupidi, et kui mul siuke tunne, mul ja naisel mõlemal, et Chicagos olles me ei kohandunudki selle ajavöötmega ära. Esimene öö 4 üleval, siis oled mingi 4:30 üleval, siis oled kell 5 hommikul üleval nagu päevadest niimoodi minnes. Anyway, siuke natuke sürreaalne kogemus, kogu see värk siuke veits udune, aga nagu tihti reisimistega tuleb tagasi, siis mõne kuu pärast nagu meenutad, mis just oli ja see tundub kuidagi hästi südamlik. Huvitav sünkroonsus, et sinu prouaga ma muideks kohtusingi ka oma viimasel USA reisil, kus me hommikul startisime Tallinna lennujaamast on ju ja ma olin Kadrit ennem näinud mingil üritusel ja see oli nagu, et kus sa lendad ja siis me avastasime, et me paneme mitu lenda koos on ju. Kui mitu? 2 tükki? 2 tükki, wow. Et ikkagi see sünkroonsus on ju, et me ümberistumine. USA välja nagu Euroopa stoppi, siis boom, USA välja või? Jaa. Äkki isegi USA välja ja teise kohta, et siis me nagu meie teed lahknesid on ju, et mina panin Arizonasesse, ma isegi ei mäleta, kuhu tema, ma ei mäleta, kuhu Kadri lendas, aga meil oli üksteisest tohutult abi, ma ei tea, kas
Kadri mäletab seda, aga et Kadril oli veits veel kuskil tagakuklas nagu selline mingi ebamugavustunne see, et teda on tollis päris kõvasti peidistatud, on ju, ja ta mõtles, et kuidas tal seekord läheb, on ju. Ja minul oli esimest korda, ma kogesin päriselt mingit sellist paanikahoo moodi asja, lihtsalt sellest, et tohutult palju inimesi, palju kunstmaterjale, helid asjad kokku, on ju, et ma ei olnud midagi sellist kunagi kogenud, et sa istud lennukisse ja kuna seal on lihtsalt nii teistsugune õhk, palju kunstmaterjale ja asju, siis sa ei ole suuteline ennast terve lennureisi ajal nii-öelda välja lülitama, on ju. Nagu välja puhkama või? Mitte välja puhkama, aga nagu reaalselt nii suur ärevus või paanikahoog ja see ei olnud ainult see, et kinnine ruum, on ju, et need on kõik need detailid, mis seal juures on, et ma päriselt kogesin midagi sukest esimest korda aga lennujaamas oli mul ka nagu selline kõhe ja siis me niimoodi üksteise kõrval seal istusime, olime kuidagi toeks ja sellest oli päriselt ka suur tugi. CBD õli polnud ka siis veel popp või oleks poppinud paar? Absoluutselt, ma isegi ei tea, kus olid kõik minu homöopaatiaterad ja asjad on ju, aga parimad ärevusoost välja tulemise abivahendid olid villane suur sall ja klassikaline muusika. Tuus. Et vill on see, mis lihtsalt energeetiliselt inimesi kaitseb, sellepärast ma olen viimased aastad täiesti ebaseksikalt väga palju villa kannud enda ümber, et see aitab mul kohtades ja olukordades palju mõnusamalt ennast tunda. Ta aitab mingite kiirguste ja lainete vastu päriselt selline looduslik materjal ja täiesti, nüüd ma saan aru, miks beebidele tehakse palju villariideid. Me surume ka jõmmil juba korralikult seksikust maha, sest et ta on kogu aeg mingis viljasalli sees osaliselt niimoodi. Ma midagi meenub, nagu tubli mees ikka päris palju asju ei mäleta nagu, mida on räägitud. Aga jah, et see vist tuli tema kogemusest sellest, see mingi komplikatsioon seal kuidagi, et heast tahtest täita ära mingid pabereid taas või veel või ma annan teile kõik, mis te soovite või uuesti, mis te soovite, siis keegi oli pist, et miks sa seda uuesti teed, kui sul on see juba tehtud või midagi, kui sükest on äkki oli. Aga mis veel Ameerika kohta veits? Kas sa oled põhimõtteliselt käinud nagu siis nagu mitte väga palju ringi siin seal suured linnad, aga mingis konkreetses nagu kohas, kus sa lendad riigi sisse ja boom, liigud sinna ühte nagu mingisse piirkonda, või? Esimene reis oli nagu rohkem liikumist, et siis oli nagu Phoenix, Sedona, Taos, nagu kuidagi ikkagi erineva nagu feelinguga kohtasid, on ju. Et San Francisco, et siis ma kuidagi tajusin nii linnavaibi kui seda, mis kanyoni maastik tähendab, on ju. Sa oled käinud San Fernis, jah? Jah. Nice. Kogu see tripimine olid kohad, mis sa praegu maisid, see oli kõik autoga läbi minema? Ei, need olid siselennud, need olid rongid ja auto. Damn, väga tuus experience kindlasti. Et jah, teine reis ma olin vajasin seda aega, et olin rohkem nagu koha peal, on ju, et siis ma käisin muidugi ookeani ääres, mida me esimene kord ei teinud San Diegos, et see oli ka teistmoodi kogemine. Aga USA, see on nii huvitav, et esimene reis ma sattusin viimased päevad, kui ma üksi oma sünnipäeva eel olin, mu eksmees oli teinud mulle sellise kingituse, et ma sain backpackerite kohas üheses toas magada, mis oli nagu terve reisi peale oivaline, sest ma ei olnud tegelikult nagu päris üksi saanud nagu terve reis olla, on ju. Ja siis ma tegin rumala peaga lahti teleka ja see oli siis täpselt see moment, kui toimus Bostoni pommirünnak. Ja vot seda siis kogeda, mida nagu meedia teeb ja milliseid enesetundeid, et siis ma mäletan, et ma istusin selles hotellitoas nagu teki all ja ma põhimõtteliselt kartsin välja nagu toast minna, et see hirmutunne oli lihtsalt, see oli nii paaniline, see oli nii suur, et kui ma sealt nagu sellest väljusin ja üldse riigist väljusin, siis ma sain nagu aru, huvitav, see oli esimest korda USA-sse sõites üldse see tunne ikkagi, et ma ei ole tundnud sellist asja, et ma liigun ühte riiki, kus mul reaalselt selline tunne, et mul on müts peas. Et ma sõidan kuskile sisse, mulle pannakse müts pähe. Et see on teatud sellise ideoloogia ja mõtete ja mingisuguste käitumismustritega nagu selline seotud ühendusmüts, on ju. Ja see on eriti mugav. Mul oli, ma mäletan ikkagi San Franciscos kohe see tunne, et ma vajan nagu, et palun loodusesse ruttu, on ju. Et see oli nii naljakas
tunne, et nagu vahemad ja mingid skaalad on nii palju suuremad, et Eestis sa tunned ennast ebamugavalt, lähed loodusesse. Seal on see võimalik, aga lihtsalt vahemaa sinna sõita on päris suur, kuigi San Franciscot, nagu ma saan aru, USA mõistes tegelikult peetakse üsna roheliseks linnaks, on ju, et seal ikkagi on nagu parke ja nii edasi. Aga see tunne jah, et puudus kuidagi maandus või selline veider tunne, et see kohe lahtus siis, kui me sõitsime Arizonasesse, ma sain olla looduses ja seal oli ka väga põnev tunda, et esimest korda ma sain niisugust asja kogeda, et issand loodusel ja loodusel on nii suured sellised erinevused nagu, et justkui see karakter, mis on nagu kanjonimaastik, on meil Eestis täiesti tundmata, on ju. Absolutely. Et ma ei olnud kunagi teadvustanud, et Eestis on ikkagi ka mäed, millele ma nüüd olen nagu kuidagi tähelepanu rohkem pööranud, et me ei teadvusta, no, et kõik naeravad, meil on see Munamägi, on ju, aga ta on olemas, et selline ütleme siis nagu siuke spirit või vaim, nagu mäevaim, meil on täiesti olemas. Et meil Eestis ei räägita mägedest, on ju. Aga kuna ma Arizonases sain sellega väga kontakte, eriti viimasel reisil, mida tähendavad mäevaimud, läbi väga erinevate ka lugude ja pärimusasjade, nagu ma käisin külas ka viimane kord Apachidel, kus täitsa lõpp, väga elusad lood, et Apache sõdalastest räägivad, ma ei tea, raamatud ja ma ei tea, niisugused müütilised sõjamehed on ju, et neil oli nagu nii suur jõud, et nad ei kasutanudki väga mingid sõjariistasid peale oma käte. Ja neil olid helikopterid. Aga nüüd ma tean, et nende sõdalasi seoti teatud vaimudega, mis kutsuti nende sisse, ehk siis nendel oligi loomajõud sõna otseses mõttes. Et neid ühendati näiteks mägedes elavate karuvaimudega ja sellepärast nad ei olnud täielikult toimuvad inimsõdalased, vaid nad olid siuke kombinatsioon. Ja kui sõdade periood lõppes või seda ei olnud enam vaja, siis tehti nendele meestele teatud riitused või rituaalid, kus uuesti prooviti inimese hinge ja seda looma hinge nii-öelda omavahel vabastada, aga paljud nendest jäid selle rituaali nii-öelda tegemata ja need vaimud on siiamaani seal kanjonites, nii et nad ütlevad, et neil ei ole see, et õhtul sõidan öösel mingi autoga ja jään tee ääres seisma, lähen pissile. Ei, teatud kohtades sa ei lähe pissile öösel pimedas, et ja nad hoiavad sellest kinni, et see ole lihtsalt nagu kuidagi lugu, millesse mõni usub ja millesse mõni ei usu. Nad ikkagi väga respektivad selliseid asju. Interesting. Yeah, mäed on amazing. Me alati meelde see kuidagi seos, et olen geograafia tunnis ja siis geograafia õppis niisuma räägib nii, kuula! Ja nüüd, mis iganes, pinnamood ja see definitsioon peab olema mis värki. Igatahes, sõna pinnamood käis läbi. Ja okei, teooria, nagu okei, pinnamood, okei, kui tõenäoliselt midagi joonistati tahvlile ja midagi vaatasid kuskil raamas, okei, pinnamood, cool. Ja siis esimest korda, kui ma läksin, ma arvan, ma ei tea tavast, ma läksin vist Itaaliasse, aga mis mõtlen, et ma lendasin Itaaliasse, that's the point. Muidu ma sõidan tavast ise autoga Itaaliasse kohale, siis juba mägesid vahepeal, aga ma olin lennanud Itaaliasse mingi pundiga, renditi auto või 2 ja siis ma olen roolis ja siis ma näen pinnamood. See on see, millest juttu oli. Nagu, et Eestis ei saa nagu nii flat on kogu aeg, on ju. Ja vist nii võimas ja vinge näha mägesid ja värki, et kuniks selleni välja, et tuled Rootsist või Passanalt peale 2 nädalat vabatahtliku konsulagrit. Ja siis jõuad Šveitsi sisse ja öösel ja siis hakkab nagu valgemaks minema, siis näed Alpe nagu sõidad ja siis tulevad pisarad ja mine pekki ja mägi on super vinge. Ma ei tea lihtsalt, ma käisin Tõrvas esinemas ja juba oli ka vist niisugust kuppelmaastiku värki. Tahtsid just öelda, et nägid mägesid või? Ja, lihtsalt ma nägin, et ma sõidan üles alla. Et seal selles kohas ei tekkinud väga niisugust, et mis vaimud siin mäes või umbes, et mis nagu vibe või hinge või siuke nagu mingi spirit siin kuidagi on, aga see võib olla minu siuke mitte piisav tundlikkus on ju, aga lihtsalt lihtne on näha mingit suurt mäge, millel on väga terav tipp ja lumi katsas on ju. Jah, see on, ma olen lihtsalt mõelnud, et väga huvitav on ju, et meie kõige suurema mäe nimeks on Munamägi, mingi selline loomisloo, mingi sümbol on ju, et tegelikult väga tiip asi, millesse ei ole mina väga, nii-öelda ei ole kuidagi sukeldunud või, aga
see tundub mulle nagu väga, väga põnev. Sellel on mingi tekkelugu? Mida ma ei tea, kindlalt on ju, aga juba see nimi tal, et võib-olla on osati see, et me neid tegelasi ei tunne, ei tea ja nii edasi on see, et meil puudub nendega suhe. Et see on hästi teema, mis mind ka huvitab, et see kogukond, kus on olnud mitmeid aastaid vaikus, sest ma elasin Koopas, kristalliaed, mida ma pean, et ma nagu järsku on tärganud uuesti mingi meenutus, et milleks seda vaja oli või mis selle asja nagu purpose oli, et see tuleb mingi uue tundega uuesti hakata sinna piiksuma. Et tegelikult see on see, et uuesti inimestele meelde tuletada, et kõik baseerub suhetele, suhtlusele on ju, et see loodusega tere, mina olen see, on alus üldse see, et ma olen loonud mingi sideme, et sinna saab keegi justkui sinna valjuhääldisse ka või sinna mikrisse sulle kõrva keegi öelda, et kuule, tere, aga ma olen see. Et kui me mõtleme, miks inimesed on nii looduskaugeks jäänud, et siis esimene asi on ikkagi see, et meil keegi ei räägi sellega suhtlemisest. Me räägime võib-olla heal juhul, et me tunneme ennast seal hästi, meil on sealt midagi võtta, saada, on ju, minna loodusesse, minna jookse loodusest, aga see, et mis ta kooslusena on, kes seal eksisteerivad, et need on kõik sellised ja kas lastele muinasjuturaamatus või ja need hullud esoteerikud. Et ehk võib-olla juba mõni inimene teadvustab või on kuulnud nagu, et ma ei tea, meil on elus olend vesi, on ju, ma ise koosnen sellest, seda oleks hea juua, perearst soovitab sul seda 2 liitrit teha, on ju. Et võib-olla järgmine perearst võiks rääkida, kes vesi on ja seda tutvustada, et teil on omavahel suhe ja sul on see üks elu, et seda suhet sügavamaks muuta. Et sinu igapäevane elu ongi elementidega suhtlemine ja see on nii kaua, kui sa siin oled, sul on see suhe. Et nii palju, kui sa sellesse suhtesse panustad, saad sa selle kohta ka teada, on ju. Et kui sa ütled, et ma ei tea sellest midagi, siis nii ongi, sul ei ole suhet. Sul ei ole suhet veega, sul ei ole suhet tulega. Ma õudselt armastan üks Mehhikost, tegelikult küll ka pooleldi Texasest pärit üks šamaan, kes Eestis on käinud, ütleb nagu lääne inimene küpsetab tule peal näiteks terve elu süüa ja ta ei saa aru, et see on tuli, kes talle seda sööki valmistab. Et see teadlikkus või teadvustamine täpselt nii ongi. Või et mulle meeldib bestever joke talt kõigile veganitele, et lähenes on õudselt pop, kõik ütled, et me on veganid ja siis ta on näinud ülivähe veganeid, kellel on nagu taimedega mingi side või suhe. Lihtsalt jälle teine nagu selline pall viskab, vaata mingit teist perspektiivi asjasse, on ju, et ta nagu valgustas seda, et kui inimesed võtavad lihtsalt kuidagi võtavad mingi asja, mis on nagu pop ja siis nad hakkavad seda rida minema, aga kas see on mu kehale päriselt vajalik, hea, millistes kogustes, millises tasakaalus ja täpselt see, et kas ma taimedest tegelikult midagi tean. Et kui ma olen nii overwhelmed taimemaailmast, on ju, see on jumal äge, et inimesed võiksid olla nii teadlikult taimemaailmast, et nad päriselt oskavad sulle ka öelda, et kui sul on millegi asja puudus, siis nad teavad ka, mis vaste taimemaailmas sellel on ju. Et see ei põhine ainult see, et ma joon kaelapiima ja ma söön banaani, aga et see on väga-väga suur osa planeedist, see maailm, taimemaailm. Ja see oleks sõnas mõttes next level, et keegi lihtsalt vegan, näiteks nagu ma olen mingi 11 aastat söönud peamiselt taimi, või ma olen hardcore, mingi raw vegan värki pand kunagi, praegu ma peamiselt söön taimi, enamasti söön ainult taimse stuffi, aga see oleks nagu next level sellest, et ma nagu hakkan rohkem uurima sellesse sisse, millega täpsemalt tegu, kus ta kasvab, mis ta tingimused on, sest ma mäletan kunagi, kui see asi hakkas nagu, tõenäoliselt neti populaarsusele YouTube'i kasvule ka nagu minema globaalsemaks kogu sükese mingi vegan värk ja raw vegan värk ja niimoodi ja superfoodide värgid on, siis David Wolf vist nagu tõi ka palju sükseid igast nagu detailseid asju välja, mis nagu teda fännates sel ajal hakkasid nagu külge. Umbes moorus, puumari on ja kasvab nagu mingis sükses kohas, kus on palju tuult. Ta saab sellega hakkama, sest ta on tugev. Ta annab sullegi tugevust. Mingid sükseid seosed näiteks. See on nagu lihtne näide on, aga neid kindlasti on nagu päris põhjalik teema, see on ja mida nagu uurida. Ma mäletan, kui sa nagu mainisid seda asja, seda sama näidet, mis sa just viimati tõid on. Et see on juba, nimetame siis, ma tea, pool võitu või kellegi jaoks, paljude jaoks võib-olla terve võit, et nad otsustasid ja suutsid minna destruktiivse toidu pealt mingid neile sobiva taimse toidu peale, ilma et nad teaksid midagi muud, kui et
öelda, et palun mulle üks avokaado võigu ja kõik paranes nende jaoks elus ja nad on rahul sellega. Nii et nad ei tea avokaadost midagi enamat, on ju. Aga sure, yeah, see on täpselt see näide, mis sa tõid, on ju. See on umbes see praktiline koht kellelgi, on ju, kes vaatab asju juba järgmisest nagu perspektiivist, veel laiemast perspektiivist ja ütleb, et noh, tore on olla empaatia, et super, oma sojapiimaga, good, on ju. Nii, nüüd räägime nagu edasi, on ju, et need nagu siuke praktiline pool. Jah, et see on nagu selline päriselt mingi hästi eluterve südamest mingi joke, et alati, kui nad räägivad oma lugusid, miks nad mulle nagu nii kuidagi sümpatiseerivad, on lihtsalt see, et kui inimesed on nagu lugude varamud, et nad annavad teadmist edasi, noh, minu jaoks on see selline vägivallatu viis, on ju, et lugude jutustamine nagu see, et keegi tule näpuga näitama ja ütlema nii, see on see, aga räägitakse lugu ja need, kes tunnevad, need tunnevad resonantsis, et okei, ma ei ole seda kunagi teinud, on ju. Ja hakkab kuidagi sellel hetkel hakkab lihtsalt imelik, see on nagu kummaline tunne, et sul, ma ei tea, sul ei ole piinlik, sul ei ole häbi, aga sa tõesti mõtled, et see tõesti on nii, et ma elan terve elu ja ma ei ole seda nagu teadvustanud, on ju. Et kui tänapäeval tuleb nagu on elektripliit, siis ma ei mõtle selle peale päriselt, on ju, et mis on elaval tulel, mis on olnud, millest on aidanud inimkonda, on ju. Või kui sa mõtled, kuuled seda, et ma ei tea, planeedil on olemas mingi lõke, mis ei ole mitte kunagi kustunud, mida väidetavalt on nagu alguse aegadest, nii kaua kui on inimene elanud planeedil, on seda mingid mehed hoidnud, mingit tuld, mis ei ole kunagi kustunud, on ju. Sa ei räägi vulkaanist või? Ei, siis saad aru sellest, et siin on nii palju asju, millest ta ei ole nähtamatu, aga ütleme, ta meie teadvuse jaoks nähtamatu, sest me ei tea, me ei ole seda teadvustanud. No mingi taime all näeb seda kindlasti. Mis? on mingi selline võrgustik või võrk, mis tegelikult hoiab inimkonda siin. Ja meil pole sellest tõrna aimugi, on ju. Et me arvame, et see kõik on nagu meie tehtud, mis meid siin hoiab, aga üks asi, mis ma olen nagu koroona ajal ka tundnud, et mis on nagu need pidemed või tähelepanupunktid, mis reaalselt tõstavad sind vahepeal, sa saad ise ennast tõsta sellest asjast välja ja ma olen, et see kõik on seotud loodusega. See kõik on seotud loodusega, sest see on ühendav punkt inimest, et kui me siin rääkisime alguseski, et me oleme nii erineva toimimise viisiga, mis on see, mis meid ühendab? Loodus. See on keskkond, milles me kõik eksisteerime, mis siis, et see on eri iseloomuga ja nii edasi, aga et oletame, et me peame midagi ühiselt tegema selleks, et ellu jääda, on ju, meil on kõik see stuff või see resource on olemas, see on loodus. Et kujuta ette korraks nagu olukorda, et nagu paljud asjad siin kuidagi inimsiin loodud ütlevad ülesse või me ise lõikame need läbi, on ju. Et see on ühenduskoht, kindel see, ja see suunab kohe ka koostööle, et see on mingi ühine ümbrus, ühine keskkond, ühine nagu elu ja see ühendab. Huvitav see, et kui sa rääkisid seda kogemust ka USA-s, mis sul lapsena oli, on ju, et sul on nagu mingi, tegelikult nagu üks mingi appi asi siin seina peal, mis näitab mingit pilte, on ju, aga sinu tähelepanu vaatas nagu, et mis tunne, see on nii eriline tunne olla mingi teise rahvuses lastega koos, on ju. Teine kultuuriruum täiesti. Mul tuli täpselt see tunne, et this is it, see on täpselt see sama asi, mis nagu praegu me oleme seda teinud, aga ilmselt teisel teadlikkuse tasandil, et tegelikult on meil ju samasugune elevus, kui me oleme ka praegu täiskasvanuna, ma ei tea, me viibime ühes seltskonnas mingi itaallasega või ma olen seda viimasel ajal, üks tore näide, paar päeva tagasi, üks pool Eesti, pool Itaalia pere, üks tüdruk. Umbes siuke 5-aastane tüdruk, kes oli mänguväljakul, on ju, ja siis ta lihtsalt ise vaatas mind ja küsis, kas sa tahad teada, mis itaalia keeles on see, on ju, ja ütle mulle mingi lause, ma ütlen sulle, kuidas oli itaalia keeles. Ja seda oli lihtsalt nii lõbus, rõõmus, nagu elevust tekitav tunne kogeda, suhelda selles rahvuses lapsega, kes elab ka Eestis, kuidas ta mõtleb nagu, et kuidas on kultuuriline mõtlemine, kuidas on väljendus, kuidas on kehakeel, kõik asi, see on lihtsalt nii super kogeda. Ja et kui me võtamegi selle poole, et meil on nagu huvi üldse teada saada, et me ei unusta ära eeldused, et see, kuidas mina eestlasena või siin kultuuriruumis asjadest aru saan, et nii saab terve maailm aru, on ju. Ei, selle eelduseks on see, et ma pean üldse viibima inimestega koos ja lubama sellel ruumil nagu lahti rullida, on ju. Et
sa tead, minu kuidagi selline südamelähedane teema praegu ka, kuna minu partner on autistlik inimene, et siis ka ühes samas kultuuriruumis märgata täiesti erinevalt toimivaid inimesi, on ju. See on väga teema. See on väga teema, et sa vaatad siin, et me oleme suht käpuli, sellepärast, et meil puudub esimene elementaarne oskus inimesi. Esimene ei olegi nagu mõistmine. Et kui ma märkan midagi nagu teistsugust, väga teistsugust, mis mõistmine nagu, ma pean viibima temaga koos, et ma üldse tunneksin ära päriselt, kuidas ta toimib. Et see üldse selline sõna nagu toimimise viis tuli mul koos Rinaldoga kohtudes, on ju. Et see tuli kuidagi loomulikult. Et me tegelikult tšekkime üksteise toimimise viisi. Ja siis me õpime kommunikeerima täiesti erinevate toimimise viiside vahel. Nagu ongi selline tunne, et sa pead leidma kolmanda keele, see ei ole sinu üks keel, milles sina toimid ega teine keel, on ju, sest seal võib olla täielik misunderstanding kogu aeg, eks ju, mis nagu kommunikatsioon ei toimu. Kui lihtsalt on tekkima siis igasugused konfliktid ja arusaamatused, on ju. Et see vajabki tundlikkust, et see erinevate toimimise viisidega koos eksisteerimine. Kannatlikkust. Väga suurt kannatlikkust. Ja kõige olulisem nagu päriselt, et see nõuab või see küsib meie käest nagu seda, et see on armastus, et see on ikkagi inimeste vaheline armastus, suur sõna, mida see praktiliselt tähendab, et me nagu leidsime sellise ühendava nagu äkki vahepealne kuldvõtmeka, et kui sa ütled inimestele armastus, see on seotud nii paljude mingite arusaamistega, mingid wishful thinking, mingid aimdused, on ju, aga enamasti läheb see hoopis päriselt mingi Hollywoodi filmi romantika valdkonda, on ju. Ja siis me saame aru, et see võib-olla mingi vahepealne asi, mida inimeste tutvustada on lähedus. Ja. Lähedus, sest see sõna tõi välja kõik nagu need ebamugavused, ükskõik milliste inimestega mul näiteks suheldes. Väga hea alternatiivsõna, väga hea. Lähedus, et ma sain aru, et ikka ei ole küll, vaata, et mul ei ole sellega, mul ei ole hea tunne, et mul on tõeliste lähedaste suhetega ma olen suutnud hästi ära peita ja ära petta inimesed nagu, et ma jätan selle mulje, et esiteks ma seltsin kiiresti, mul ei ole mingit probleemi enese väljendamisega. Aga lihtsalt ütlen, et masking, väga heal tasemel masking. Et lähedus, kui paljudes kontekstides alternatiivsõnal armastus on väga-väga tuus sõna, väga hea. Minu mõist väga hea alternatiiv. Ta kuidagi ta pointib kuidagi inimeses paremini mingi koha, mida sul on võimalik päriselt vaadelda, sest ta on nagu füüsilisem ka või sul on võimalik teda enda süsteemis paremini leida. Et need inimesed võib-olla, kellel puudub kogemus sellise ühendusega, mis on mingi selline ultimate love, mida sa oled võib-olla klippide kaupa nagu kogenud, on ju, et kui sul seda kogemust ei ole, siis sul on ainult need tõlgendused või stsenaariumid, mis sulle ette antakse, mis on armastus ja ma arvan, ja siis ongi see, et inimene meeleheitlikult selle teemaga tegeleb tegelikult terve elu, mis see on, ma tahan seda ja ta ei tea, et see kogu aeg on. Ja lihtne öelda, see kogu aeg on, ma ei tunne. Right, ja see on korralik protsess ja kellel on piisavalt siiber, see võtab selle teekonna ette ja hakkab sinna sisse vaatama. Mul näib, et see selline sügavam sisevaatus ei hakka enne juhtuma, kui kas on lihtsalt loomulik, tõsiselt loomulik mingi huvi või on inimene näiteks, ma mõtlen ainult tegelikult juba tooma mitmeid näiteid, ongi, et mis mul from the top of my head tuleb, et täiesti süke mingi loomulik huvi lihtsalt, on ju. Selles elus. Nüüd hakata vaatama, miski paelutada, tal on huvi, millega osas on mingisugune vaimne praktika, mis iganes see on ja ta sukeldub sinna. Või siis ta on lihtsalt valmis, spontaanselt juhtub mingi selline avanemine näiteks on ja. Või siis mingi kriis. Meeletu mingisugune kannatus on ja siis lihtsalt miski sinus loobub kõigest üleliigsest ja järgi jääb see, kes sa päriselt oled on ja. Kindlasti nüüd näiteid võib-olla veel on ju, aga yeah. Sorry, ma uskun naerma selle sõna kannatuse peale, sest mul on nagu lihtsalt seda nii palju nagu läbinud või tundnud ja mõelnud selle peale, et ja ikka natuke vaielnud ka inimeste, kes ütlevad, ei, sa ei pea, nagu see on üks asi, mis meil on siin valida, on nagu see, et kas sa kannatad või sa ei kannata, ja me oleme täiesti vabad sellest, kui me nii otsustame. Hästi, ma saan sellest kõik aru ja siis
mu kaaslane Rinaldo ütleb selle kohta, et no, ma olen jumala kindel, et Buda kannatas nagu. Buda kannatas näiteks siis, kui tal hambad tulid, tal oli sitaks valus, ta pidi kannatama, on ju. Või sure. Et see on see osa, et ka nagu common sense, et me ei pea tegelema vaimsuse juures ennast pidevalt. See on nii hea teema tegelikult. Ma ei tea, kas on hambaneide selles kõige parem näide on, et Buda on Gautama, dude, my bro. Ta tegeles ise endaga ka, et kui ta titt on, siis ta ei ole ju eneseteadlik ja kõik muud asjad on ja ma mõtlen nagu siuksel self-conscious tasemel on ja nii nagu kelleks nagu täiskasvanud inimene kujuneb on ja nagu basic asjad. Aga cool, amazing, on neid, see on tore, et meie ühiskonnas on neid awesome näiteid, kes tüübid on ja tšiksid ka mõned vast. Tüüdist huvitav, see on ka huvitav millest rääkida, et miks neid tüüde nagu rohkem kui mingid naispudasid nagu meie nagu teaduspildis, miks neid nagu rohkem häält teevad või nii, miks me teame neid rohkem, aga et on olemas tegelinskeid siis, kes on nagu täiesti pühendunud nagu ühele asjale, see juhtub olema seesmine rahu on ja nagu ja story maha panemine ja täielikult avanemine sellele lihtsalt, mis on juhtumas ja ei mitte midagi muud, see on nagu nende elutöö on ja inspireeriv kindlasti. No miks sa arvad, miks neid dude on rohkem, kes meil on teada? Miks neid dude on rohkem? No esimene asi, mis mõttesse tuleb, paljudele kindlasti ei meeldi see vastus. Ma ei umbes, et siukest asja veel tulnud. Ma võin kuulata seda või? Jaa, absoluutli. Ja selles mõttes, et kui mulle näib midagi pidi olevat, ma võin eksida, on ju, siis ma väga hea meelega kuulan mingisugust muud perspektiivi. Absoluutselt. Miks on siukseid Eckarteid ja Mujisid rohkem kui Mujinnasid ja Eckartinnasid? No üks asi, mis ma arvan, et kuna naised on rohkem emotsionaalsemad, siis see, et nad elavad emotsioone rohkem läbi ja nad on nagu aktiivsemad ja jõulisemad, mis on nagu hästi loomulik asi. See ei ole miski, et nad on kurat läinud siukseks, vaid see on hästi loomulik asi, et see nii on. Siis nii nagu kogu inimkond peaaegu saab jääda mõttesse kinni, pähe kinni ja armastada oma mõtteid. Ma liigun tänaval, see juhtub, nii mõnusad mõtted, mis seal juhtus ja võiks nii juht. Kõik see, et olla täiesti addicted nagu sõltuvuses oma mõtetest, siis naistel äkki on veel nagu emotsionaalne mingi sükene värk ka, mida nad tunnevad rohkem ja rohkem läbi, mis on sõltuvust tekitav, et meestel võib-olla on gramm lihtsam öelda, et kõik, ma ei taha ma ei koti üldse midagi nagu, ma lihtsalt tahan rahu, ma lihtsalt ei jaksa rohkem ja ma olen kõigest sellest nõust loobuma, et kui võib-olla see üks asi näiteks on ja siis ma mõtlen edasi sealt, et naised on nagu kuidagi nagu elukandjad, elu kui ka järglast, et nagu tugev, hoolitsejad on ja ehk, et neil nagu ka kuidagi vaimses ja maises mõttes on see kuidagi mingisugune jällegi bioloogiliselt loomulik vastutuse värk on rohkem, et nad ei saa päris niimoodi, et mingi, kuule, fuck it, ma lähen koopasse, on ju. Mehed on, ma selles mõttes nagu liialdan muidugi nüüd selle näitega, aga mehed saaks nagu rohkem olla, et mingi teeme mingid järglased on ju, et ma ei tunne, et mul oleks mingi vaja, võib-olla paljud ei tunne, et nad peavad kuskile jääma, on ju, et neil on mingi järglemis iganes, ma nüüd teen oma asja, on ju, et neil võib-olla loomu omaselt on meestel kuidagi vähem sükest, et nad peavad olema kuidagi mingi perega seotud ja siis nad on nagu kuidagi isekamad äkki või? Äkki mingid süksed lampased viskan õhku? Mis sa arvad sellest? Jaa, nagu resoneerub minuga, et mu esimene mõte oli ka selles, et see kuidagi, plaan on niimoodi säätud, et bioloogiliselt just nimelt meid on pandud nagu elu hoidma, et
ikkagi looma jälle ka mingi võrk või võrestik selline, mis laseb kõigel juhtuda. Noh, ma ei saa midagi teha, lihtsalt palju tuleb mingeid klippe sellest, et nagu native'id ütlevad ka, on ju, et vanaemad lasevad kõigel juhtuda. Nad mõtlevad vanaema siis nagu liini, et palju räägitakse seal ka nagu elderitest, kes on mehed. Aga mida võib-olla lõuna poole sa lähed, Mehhiko poole, seal on pärimused tulevad hästi palju vanaemadelt. Üks ka 13 maavanaemast, paljud, keda ma jälgin, aga üks, keda ma rohkem jälgin, üks vanaemadest Florida Maio, et tema õpetusi ma kuidagi, seda on alati nii kosutav kuulata, et ma olen kuidagi tundnud ära, et mõnikord on meil selline tunne, et et nad on siin mingid saadikud, et nagu inimestel anda nagu edasi mingeid teadmiseid, on ju. Ja kui ma olen aru saanud, et nad on kas saadikud kosmilises plaanis, et üldse tutvustada, kes see inimkond on, mis värk on, mis nad teevad siin, on ju. Et naiivne on arvata, et seda siis kõik ei tea, aga siiski meil on ka füüsilises kehastuses saadikud, kes peavad pidevalt dialoogi nagu suuremate plaanidega, et rääkida, mis meil siin vahepeal toimub, on ju. Olla nagu uudisteankur kuskile avakosmosesse. Aga et vanaemadelt, kuidagi vanaemasid kuulates ma saan nagu aru, et nagu neil on kogu aeg tegelikult käed, jalad tööd täis. Nad teevad hästi palju rohkem, võib-olla siin just nimelt selles füüsilises plaanis, nad peavad tegutsema. Nad on küll väga intuitiivsed, on ju, aga nad peavad ka tegutsema selleks, et see asi siin säiliks. Et kui ma võtan selle sama vanaema näite, et siis keegi ongi pühendanud oma elu selleks, et koguda seemneid. Et kui mis iganes shit out peaks olema siin nagu selline, et meil on ikkagi nagu väga elementaarsel tasemele läheme, on ju, siis meil on mitte midagi, tõesti, et meil võib-olla heal juhul veel on kuskil maakeral mingi lapike mulda, mis nagu üldse võimaldab midagi kasvatada, on ju. Et see on ka asi, mille peale ilmselt tavaline linnas elab inimene praegu üldse ei mõtle. Ta mõtleb isegi, et küll ma kuskilt selle seemne saan, võtan õuna seest seemne, aga et sul ei ole enam põhimõtteliselt maad, kus seda kasvatada, on ju, sest et muld on muudetud selliseks, et see ei ole lihtsalt absoluutselt jätkusuutlik. Ehk siis jaa, et naised tegelevad hoidmisega, tegelevad hästi praktiliste asjadega. Maiste asjadega võib-olla natuke rohkem, bioloogiliselt seotud selle nagu maise poolega rohkem instinktiivsel tasandil. Aga võib-olla see on, tead seda, et see on selline selle toonati kujuga energia, mis liigub selliselt, et meie just, et me arvame, et see maine, ühesõnaga, meil on ühesõnaga nendel mõistetel on meie oma kirjeldused sees, on ju, keel on ka nii huvitav teema. Yeah. Et maine on, jah, see, mida me siin kõik kuidagi, mida me siin kogeme. Äkki selle sama liiklemisega tulebki nagu lõpuks välja see, et me toome läbi naiskehastuse või naisenergia välja täielikult selle, et ma olen mingit sükest muideks imidžit näinud, see tulebki praegu kasvab läbi sellest, et inimkond on läbi tegemas praegu läbi sellise sõna otses mõttes rõnga, augu, mis on valgustatud. Nagu pudelikael või? Või siis nagu vagiina näiteks, sest see tuli läbi sellise teadmise. Et inimkond teeb läbi puhastust ja ka sellist halastusretke, et tegelikult sellest valgusrõngast läbikäimine või sellest puhastus sellisest valgust läbikäimine, et see on ka halastus, et see ei ole eesti keeles kuidagi eriti palju, kas ei kasutata seda sõna või kasutatakse väga võib-olla mingites religioossetes nagu taustsüsteemides on ju halastus, aga see sõna nagu grace või mercy inglise keeles võib-olla on sellised, mis uuemale põlvkonnale ka resoneerub, on ju. Ehk siis mul on niisugune tunne, et see naisenergia toobki selle füüsiliselt teeb selle transformatsiooni läbi, kus kõik on põimunud see, et me istuksime siin näiteks, ma ei tea, ma isegi ei oska sulle seda umbes time zone'i öelda, aga ma lihtsalt kujutan ette, et see keskkond ei ole enam see keskkond, aga me eksisteerime ikka sinuga kehas ja meil ei ole enam selliseid mõisteid, vaimne ja maine, on ju. Meil on meie eksistents ja see, me elame siin. Et see on midagi, mis on nagu praegu väga palju päriselt sõltuv planeedi maa naistest, väga palju. Et ja see kaotame ära siin mingid sellised rollid, on ju, et meil on siin hästi palju tähtsam roll kui meestel ei, sest me kõik teeme seda läbi, kõik inimesed teevad seda läbi, on ju. Aga mis need tšiksid siis eriti naised peavad
tähele panema, mida? Ilmselgelt, nagu sa ütlesidki, et me oleme väga olnud seotud oma emotsioonidega, oma sõltuvustega. Et võib-olla mehed on seda maailma meile selliseks ehitanud, on ju, aga peab olema tarbijaid, kes seda kõike tahavad, on ju. Et muidugi me oleme kõik selles supis, aga ilmselt naised on olnud sellele paljudele valdkondadele ka hästi vastuvõtlikud. Emotsionaalne kuidagi selline klammerdumine on hea asi, millega panna inimesed asjadest sõltuvaks, on ju, et tšikidel on laste paljust lahti. Võib-olla esimene asi, et oma kuidagi, see ei tähenda seda, kõik suhted peavad lõppema, aga võib-olla oma meestest lahti, on ju, et palju käib sellise nõudlikkuse ringipidi, on ju, et on meil mingisugused ideaalid, et meil on see mees, kes peab täitma meie mingid vajadused ja need mehed peavad muudkui palema. Sul võib olla õigus, et ma ei tea, kas meestel on see lihtne. Mina ja meie ühiskonnas seda väga ei näe, et nad ei tee seda. Võib-olla see on neile lihtsam, aga nad ei tee seda. Nad samamoodi ei lase sellel kummil nagu käest lahti, on ju. Kuna hoitakse seda ideaalset pilti nagu ees, siis ei lasta sittadest suhetest lahti, jah? No ütleme, et sittadest, need on sitaks vajalikud suhted, aga tegelikult, kui ma niimoodi vaatan, siis suhetes ei lasta lahti sellest valust, aga see valu tihti sellest lahti laskmine käib ikkagi reaalselt füüsiliselt, et sa ütled mingisuguse asjale stopp. Et jah, võt siin ongi nagu võib-olla see koht, kus ma võime nagu vaielda sellel teemal, et sa võid otsustada mitte kannatada, on ju, aga teatud asjad siin maises plaanis käivad niimoodi, et sa pead füüsiliselt läbi lõikama midagi või ütlema millegi asjale ei, on ju. Piir on kuskil. Täpselt sama asi nagu see, et ma võin vaimsel tasandil öelda, ma olen nagu hästi humble, ma vaatan kõikidele asjadele tolereerivalt. Ei, ma ei vaata kõikidele asjadele tolereerivalt ja mitte ainult, et ma ei vaata tolereerivalt, vaid ma pean oma tegutsemisega andma sulle kindlalt teada, me nii ei tee, me ei käitu lastega nii, me ei käitu naistega nii, me ei käitu meestega nii, on ju. Et need detailid, neid hakkab olema must miljon, mis meile ennast näitavad, kui mitte humaanselt me üksteisega käitume, on ju. Kui jah, nagu enda huvidest lähtuvalt me nõuame teiselt midagi, on ju. Ei tea, kui need asjad teatavaks teha, mis ma saan aru, et on väga, nendel asjadel on väga õige aeg ja koht, kus üks asjad näiteks teatavaks teha, et siin on nagu piir. No, siis me oleme ringiga sellel mingisuguse perenäite puhul, et kui paljudel inimestel et kui sa tood selle info lagedale näiteks oma pereliikmele, et stopp, nii rohkem ei lähe, siis sealt tuleb tõenäoliselt mingi kas reaktsioon või mingi response või mingi vastus sellele ja siis teed sellega, et siis on see, et ma tahtsin rääkida sinuga ja olime kõik renoveerinud toa, aga fucki näo sa oled, ma ei suuda suga ja ma olen nõus maksma sul seda pensionaati kinni, et kuhu, I'm saying? Jah, komplekssed asjad on inimsuhted, on ju. Aga eks see sisemise küpsuse värk enda just mõttes, et kas ma oma elus suudan, mis ma panen tähele, kas ma suudan peamiselt jääda rahulikuks või ma olen mingisugune iga väikse jopenpuh liikleja peale pissed off, on ju. Sest et ultimately, on ju, me räägime ise enda rahust, on ju, sest ma mingites kohtades avistline nagu piir ees ja siis on, et nagu kuule, ma pean nüüd siin nagu, nii ei käituta kellegi näiteks või minu endaga või mis iganes, et siin ma nüüd astun vahele, ütlen midagi või mis iganes, võtan mingisuguse hard action, aga niimoodi, et ma ise ei elaks ka mingisuguses konstantses politsei rollis, on ju, või politsei tegelikult võiks ka olla rohkem siuke, või politsei üldiselt on päris tuus mäeva. Eestis mul vähemalt on nagu head kogemused, on ju, enamasti. Aga mis ma võtan see, et ei, policing on ju, et ei pea nagu mingi vaatama, et korra pidaja olema, jumal teab, kelle elu puhul kogu aeg on ju elus sees. Yeah. So, me oleme päris palju kütnud aega mööda. Et võtame praegu vist kokku, on ju, me saame seda teha ju õhtul uuesti. Okei, vaatame. Nii et mul oli täiega tore, kus sul oli? Ja nii põnev on nagu, ma tänan selle võimaluse eest, sellepärast, et alati mingi uus koht, keskkond, olukord annab võimaluse ennast vaadata, kus kohas sa oled. Ja seda oli praegu nii põnev vaadata, sest ma pole sealt koopast väga palju väljas käinud.
ja on tore tajuda, et sõnad, millega sa proovid midagi edasi anda, et selle taga on mingi ruum, mis on tekkinud, seda ennem ei olnud. Et ma ei olnud sellest, ma ei näinud seda niimoodi, on ju. Et nüüd see on nagu täiesti nagu visuaalne, et sa näed, et see on mingi visuaalne ruum, millest sa räägid ja see annab mingi sellise, mingi toeka tunde, et tunnen ennast nagu turvaliselt ja hästi iseendana. Amazing. Sest ma tean, mis oli 2013, ma üle 7 aastani ja 7 aastat umbes. Et jah, ma oli nii hea tõdeda, kui me elasime veel enne koroona aega eelmises kohas on ju Tallinnas, siis kui sa külas käisid, siis oli tore nagu tõdeda, et ma panin kuidagi kohal tähele, kus sa jäid mu naisega rääkima, mis iganes teemadel, siis ma olin nagu wow, cool, et kõik see süke mõnus assam elutarkus, mis sinus nagu on küpsend kõik need aastad, et sellest on nagu siin eriti nagu kuidagi kasu, sest kui sa rääkisid temaga on ja siis ma nägin, et sa küsisid õiget häid küsimusi on ja kui kuidagi see conversation oli nii produktiivne teie vahel, siis ma vaatasin kõrvalt, et wow, nii äge nagu näha. Nii et seda on hea kuulda näha. Alrighty then, siis mul on juba praegu mõttes paar asja, mida ma tahan järgmine kord rääkida, mis on kindlasti hästi põnevad. Et miks sa nii tark oled? Alright, cool. Mina tänan kõiki, kes vaatasid ja kuulasid ja järgmise korrani.